Mees, ma tahan sinuga maha pidada ühe vestluse ja see on nagu hästi huvitav koht. See on nagu natuke selline, tead, kallis, me peame rääkima tunne, aga proovi teha nüüd seda, tead, kallis, me peame rääkima anonüümsete inimestega, keda sa ei tea ja teemal, mis on kõike muud kui lihtne või mugav. Ja minu meelest tegemist on paraja mammutiga, mis meil elutoas elab ja tegelikult mitte ainult ei ela elutoas, vaid juba paljuneb ka. Ehk siis meil on Eestis niisugune paras kollektiivne katk. Ja selles kollektiivses katkus oleme me hakanud otsima süüdlast ja teineteist, ennast teineteisest eraldama ja ehitama müüre kohtades, kus me tegelikult vajame uksi ja andma hinnanguid, karistama, mõistma hukka kohas, kus tegelikult oleks vaja mõistmist. Ja ma olen kokku puutunud selle probleemiga, nimetagem seda katkuks. Ja ma olen nagu pikalt mõelnud selle üle, et ma tahan kuidagi nagu juhtida sellele tähelepanu ja ma tahan paremini seda mõista. Ja no ma siis tegin mingisuguse sisetunde pealt ühe reili ja siis ma postitasin seda ja siis ma arvasin, et sealt et ma teen lahti mingi ukse ja siis sealt ukse tagant tuleb välja üks kollektiivne probleem, aga siis tuli välja, et tegemist on koopaga, kus on päris palju haavatud karusid ja siis kui sa teed selle koopa suudme lahti, veeretad selle kivi sealt eest ära, siis koopast tuleb välja igasuguseid asju, ehk siis endale teadmata ma tegin lahti mingisuguse korraliku Pandora laeka ja nüüd ma nagu tunnen mingisugust vastutust, mitte lihtsalt jätta seda Pandora laekat sinna, vaid natuke nagu lähemalt sellest ka rääkida. Ehk siis ma küsisin meestelt, et kuulge, et mis värk on? Et mis värk on sellega, et mehed on muutunud hästi agressiivseks, hästi ründavaks ja naiste suhtes. Ja mul on selle osas olnud päris pikka aega mitu erinevat hüpoteesi. Ja kust mul need hüpoteesid tulevad, võib-olla korra räägin sulle natuke lähemalt sellest taustast. Selle video eesmärk ei ole sulle mitte midagi maha müüa, ei tule mina sind isiklikult, isikuliselt kuskilt ära päästma selleks, et võimendada mingit enesetähtsust. Ma tegelikult teen seda videot väga isekal põhjusel küll, aga see põhjus on mõnevõrra teistsugune. Ma olen ema ja mul on teismeline poeg ja see miski, mida ma hakkan sulle nüüd hiljem selles videos lahti seletama, on väga tugevalt mõjutanud ja minu peresüsteemis kordunud, on ju. Ehk siis see on mõjutanud ka minu last. Ja mingi hetk tekkis mul arusaamine, et meie siin Eestis elame justkui nagu sellises külas. Ja Eesti on väike, meil on küllaltki väike küla. Ja nüüd, kui meie külas on katk, kujutad ette, et kui nüüd Tallinnas pääseks valla katk, siis ühest küljest, kui sinu naabrid ja sinu pere on terved, siis on nagu hea lihtne öelda, et kuule, hei, et nagu pole minu asi, on ju. Ma väldin seda piirkonda, kus katk levib ja ma ütlen sulle ausalt, ma olen seda mõnda aega teinud. Ja siis ühel hetkel sa saad aru, et oota, aga see katk, et see ei ole selline katk, mida on võimalik lihtsalt kuidagi nagu isoleerida, vaid et see tegelikult levib väga kiiresti, eriti tänapäeva sotsmeedia ajastul. Ja et see katk tegelikult puudutab kaudselt mind iga hetk, kui ma nii-öelda enda isolatsioonist välja tulen. Kõige võib-olla lihtsamas tähenduses on see, et nii kui ma sotsmeedia lahti teen või siis midagi seal kuidagi jagan või ennast väljendan. Ja ma ei taha elada isolatsioonis. Ja me tegelikult Eestis täna oleme selles kohas, kus meil on katk. Meil on väga korralik katk, meil on ülisuured valukehad sotsiaalsel tasandil ja tundub, et nagu vahet ei ole, mida öelda ja isegi siis, kui sa ütled seda hästi objektiivselt, hästi heatahtlikult, siis kusagil see riivab mingisugust sellist akuutset valukeha ja siis see saab tõlgendatud sellise hinnangu hukkamõistuna, rünnakuna. No ja nii kui on valus, siis üldjoontes, olgem ausad, võitled ardu põgene, aga valdavalt ikkagi, eriti mehed, come on. Löö vastu, ründa, lükka eemale. Ei taha näha, ei taha sinna vaadata. Ja selles mõttes, et olgem ausad, ma ei räägi nunnudest asjadest, ei ütle asju, mida ma arvan, paljud inimesed tahavad kuulda, minu eripära. Ja mul on teismeline poeg ja minu pojal ei ole olnud head isa eeskuju või üldiselt on kasvanud ilma isa eeskujuta.
ja teatud mõttes lugu, mis minu peresüsteemis on pikka aega kordunud, kordus uuesti. Aga vahetevahel lood korduvad, noh, nii-öelda väliselt. Tundub, et kõik on sama, aga päriselt, sisuliselt, olemuslikult, kogemuslikult nagu ei ole ka. Ehk siis väliselt tundub, et lugu on kordunud, aga olemuslikult on midagi seal teistmoodi. Ja just nimelt nendest lugudest ja korduvustest ma tahangi tegelikult sulle rääkida. Aga ma sain aru, et kui vanasti kasvatasid meie lapsi omad inimesed, noh tead, hõim kasvatas lapsi, siis täna kasvatab eeskätt sotsiaalmeedia ajastul, täna kasvatab meie lapsi kollektiiv. Mis tähendab seda, et sina mehena, kas otseselt või kaudselt, läbi oma tegude, oma otsuste, muuhulgas ka läbi selle, mida sa võib-olla sotsmeediasse välja paned või kuidas sa võib-olla mõne naise postitusi kommenteerid, sina oled eeskujuks ka minu pojale. Mis tähendabki seda, et tegelikult see asi puudutab ka mind ja täpselt nagu iga lapsevanem, kui sa praegu kuuled seda ja sa oled lapsevanem, siis sa saad väga hästi aru sellest, et lapsevanemana ma päriselt tahan oma lapsele paremat tulevikku. Ma ei taha, et minu laps peaks ehitama enda ümber müüre selleks, et ennast isoleerida. Ma ei taha, et minu poisslaps jääks täiskasvanud mehena nii-öelda lahinguväljale üksi surema. Ja samas ma tahaks, et ta õpiks ka oma jõudu tundma. Ja selleks on tal tegelikult vaja neid inspireerivaid eeskujusid. Mehelikke mehi, kes kasvavad läbi raskuste, kes loovad ise oma loo. Noh, nii-öelda neid kangelasi, eks. Ja selliseid nagu päris kangelasi. Mitte lihtsalt selliseid, kes on nagu pakendatud kangelaseks, aga päris kangelasi. Ma usun, et sa tead, millest ma räägin. Ja sellepärast mul ei olegi mitte mingisugust huvi tulla sind päästma või näägutada su kallal või mõista sind hukka, sellepärast et kui sa seda siin kuulad, noh, võimalik, et sa kuulad lihtsalt seda selleks, et pärast jälle mingi toksiline kommentaar kuhugi jätta. Aga noh, toksiliste kommentaaridega meestest see kõik sisuliselt alguse saigi. Ehk siis viimasel aastal, noh 2025, puutunud kokku erakordselt paljude võhivõõraste väga toksiliste meestega. Ja põhjus, miks see mingisugune riil, mille tagajärjel me siis suga siin nüüd oleme või mille tagajärjel või tulemusel või siis mille tõttu üles äratatud, haavatud karud on pannud mind salvestama seda videot sulle. Et ühesõnaga need toksilised põhivõõrad mehed. Ja jah, see on olnud selline päris hea enesearengu koht minu enda jaoks. See on olnud minu jaoks väga hea viis testida, et kui akuutne on minu enda valukeha ja kui lihtne on mind kaasata võõrasse draamasse, kui lihtne on mind kuidagi välise provokatsiooni najalt ka kuhugi mingisse rolli kaasa tõmmata, kaasa haarata, ehk see hea. Ühest küljest ma olen seeläbi saanud ise palju paremini mingid enda teemad nähtavale tuua, kasvada, areneda. No hea, kui nüüd see, mida ma olen siis kuidagi loonud või välja pannud, on veel kedagi teist kusagil inspireerinud, kõnetanud, puudutanud ja täiega aitäh. Ütlen täiega sulle aitäh, kui sa oled olnud üks nendest vähestest, kes on nagu tagasisidestanud ka seda teist poolt, sellepärast et tihtipeale ja meil Eestis kipub nii olema, et igasugused hukkamõistjad, kriitikud karjuvad väga kõvasti, aga meil Eestis ei ole kombeks tagasisidestada seda, et kuule, thanks, aitäh, et sa mind aitasid või sellest või millestki on nagu kasu, on ju. Ja vahepeal tekibki nagu selline tunne, et vaat kui põnev on ju, et nagu muudkui hea kavatsusega justkui nagu teed midagi, et nagu sul on mingisugune potentsiaalne koht, kust inimesed võiksid hakata seda katku kuidagi nagu justkui harutama või lahendama või võtma individuaalse vastutuse iseenda ja oma pere, oma lähedaste tervendamise eest. Ja siis tuleb välja, et rahvavaenlane on ju. Et igatahes täiega aitäh sulle, kui sa oled, kui miski on sind kõnetanud ja sa oled seda kuidagi tagasisidestanud, jaganud, aga igatahes mul tunneb, ma pean seda sissejuhatust hakkama koomale tõmbama, muidu läheb liiga pikaks. Aga kontekst on oluline, sellepärast et need samad mingisugused kommentaarid selle riili all ja praegu, kui ma seda sulle salvestan, see pole mitte päevagi üleval olnud ja ma ei ole suutnud kõiki kommentaari läbi lugeda, läbi töötada, aru saada, mida need inimesed tahavad öelda, mis seal taga tegelikult on ja ma arvan, et praegu, kui ma seda sulle salvestan, siis tõenäoliselt keegi kusagil ka kommenteerib midagi. Ja mul ei olnud üldse, ma arvasin,
et see asi jõuab, ma ei tea, võib-olla umbes mingi, ma ei tea, paarisaja, võib-olla 1000 inimeseni ja et võib-olla mingi a la 10 minu mingit tuttavat, kes on mehed, aitavad mul natuke paremini mõista, et mis siis tegelikult toimub nende meeste sisemaailmas, kes mingisugusel põhjusel alandavad, mõnitavad ja ründavad naisi internetis, eriti võhivõõraid naisi. Ja mul on selles vallas nagu päris palju hüpoteese, aga üks asi on nagu eeldada, oletada ja seda üldistada, teine asi on küsida otse. Ja sellepärast ma seda küsisingi. Ja ma ei küsinud seda feministi, šovinisti, mingisuguse, ma ei tea, mis peavoolu või mis iganes muu liikumise esindajana. Ma tahtsin aru saada ja ma tahtsin aru saada mitte mingisuguste uuringute või statistika või mis iganes muu kinni makstud muusika baasilt, vaid ma tahtsin seda küsida otse. Ja nüüd päris palju oli neid, et kui sa tahad teada, küsi nendelt inimestelt, kes siin mõnitavad. No come on, olgem ausad, me mõlemad või noh, me kõik teame, et kui ma läheksin nüüd ja hakkaksin nagu kirjutama mingile mehele, kes ütleb, et loll, pane suu kinni, näed targem välja, siis me ei jõua sealt, noh, ma ei saa sealt midagi kasulikku, sellepärast et see mees on juba ära otsustanud, milline ma olen. Noh, tõenäoliselt sellel mehel on taustal mingisugune üldistav lugu, kõik, kas siis üldse naised või kõik mingit tüüpi naised kuuluvad mingisse kategooriasse, mis tähendab seda, et selle mehe jaoks satun mina tema loos automaatselt mingisse rolli. Ja nii kui ma hakkan selle mehega kemplema, siis ma kas päriselt võtan selle rolli omaks, ehk siis muutungi selleks lolliks lehmaks, on ju, ja siis võtan selle omaks, nõustun sellega ja hakkan kuidagi seda läbi töötama, mis iganes, on ju, või siis ma hakkan talle vastupidist tõestama. Aga igal juhul olen ma mängus sees, mis tähendab seda, et seesama värk, et mine siis küsi nende meeste käest, tegelikult ei toimi, mul ei ole võimalik sealt saada seda infot, mida ma tahan saada. Ja ma tahan sellest aru saada, sest ma tahan päriselt saada aru, mis mammut meil siin Eestis elutoas on ja miks ei ole olnud võimalik seda mammutit nähtavale tuua ja see mammut elutoast välja juhatada või siis õigesse kohta saata. Või siis miks meil on, mille poolest on siis haavatud need koopas peidus olevad karud ja miks kõik neid kardavad ja miks kõik käivad ringiga mööda ja miks tundub, et ainus viis kuidagi on siis need karud kas maha kanda või magama panna või ära eraldada või mis iganes, on ju. Ehk siis ma tahtsin aru saada ja minu lootus või noh, minu selline eesmärk oli see, et okei, et kui ma jagan nagu veits taustalugu, on ju, ja küsin päriselt, et kuule, nagu mees, mis värk on ju, et siis nagu mingid mehed äkki jagavad mulle, et mis siis päriselt toimub ühe Eesti mehe sisemaailmas, ilma filtrita. Ja selles mõttes, et sellest olen ma nagu ammu juba aru saanud, et Eesti mehed on jäänud lahinguväljale üksi. Ja ma kohe varsti jõuan selle taustalooni, kuhu ma tahan jõuda. Ja ma tahan täiega tänada ühte meest, kes kommenteeris ja hullult hästi juhtis mu tähelepanu millelegi, mida ma tahan nüüd sinuga praegu jagada. Meie kollektiivsele taustaloole. Enne kui ma sinna meie kollektiivsesse taustalukku lähen ja ma ütlen päriselt, et see on nagu ülikeeruline video, sa tegelikult ei kujuta ette, kui keeruline mul on nüüd midagi sellist nii suurt ja teatud mõttes nii mitmekülgset ja mitmetahulist sulle lihtsas inimkeeles edasi anda ja teha seda sellisest siirast kohast. Ma tahan, et see jääks sulle kõlama, et kui ma ka puudutan mingit sinu valukeha millegiga, mida ma ütlen, siis minu eesmärk ei ole teha sulle haiget, sind paika panna, sind kuidagi alandada, mõnitada. Ma ei arva, et kõik mehed on sead, sest kui ma arvaksin, et kõik mehed on sead, siis ma peaksin kõik mehed trampima mutta selleks, et kinnitada endale seda lugu. Ja see on võib-olla see koht, kus ma tahangi nagu alustada. Et ma saan võtta vastutuse sellest, mida ma teen või mida ma ei tee. Ja teatud mõttes, et kui ma praegu seda ka sinuga ei jagaks, siis ma vastutan ka selle eest, et meil Eestis on katk ja mina lihtsalt panen silmad kinni ja muudkui ootan ja loodan, et äkki keegi teine võtab selle osas midagi ette. Ja siis teen kõik endast sõltuva, et lihtsalt hoida ennast isolatsioonis, eemaldada ennast sellest ja teatud mõttes on see üleolev. Sest siis ma ütlen, et ma olen parem kui sina või ma olen parem kui need inimesed. Ja selles üleolevuses oleme me loonud juba väga korraliku eraldatuse. See teema on puudutanud mind ka, see teema puudutab mind ka täna. Ja see teema puudutab minu enda last, kes on ka poiss, kellest kasvab mees. Ja nüüd, kui me jõuame selleni, et millegipärast
kui ma nagu kuidagi räägin nendest asjadest, siis on inimesi, kellele jääb mulje, et ma justkui vihkaksin mehi. Ma ei teeks sulle seda videot siis, kui ma vihkaksin sind. Ja tead, siin on teine paradoks. Ma ei saa vihata mehi, sest et elu on andnud mulle poja. Ja kui ma vihkaksin mehi, siis minu poeg läheks ka sellesse patta, ma vihkaksin ka teda. Ja ma olen ema, ma ei saa vihata oma last. Ma saan vihastada ta käitumise peale, aga ma ei saa vihata oma last. Ja ma ei saa vihata ka neid mehi, kes on andnud mulle elu või kes on panustanud minu kasvamisse, kasvatamisesse. Ja samamoodi ma olen vihastanud meeste peale, kes on minevikus mulle haiget teinud, aga ma ei saa neid vihata. Teine asi on see, et kõik mehed ja kõik naised ei ole sama. Et on mehi, kes käituvad ebaadekvaatselt, kes on mammutid portselanipoes, on mehi, kes, ma ei tea, mis värk nende sigadega on, ma ei tea, nagu kuidagi, on mehi, kes on sead, on ju, aga kõik mehed ei ole. On väga erinevaid mehi ja on lisaks sellele ka väga häid inimesi, kes käituvad mingisuguses emotsionaalselt keerulises olukorras väga-väga ebaküpselt ja põhjustavad oma sõnade tegudega kannatusi endale ja teistele. Ehk siis ma tahaks teiega alustada just sellest ambivalentsusest ja mulle tundubki, et kuna me elame praegu sellises väga fight or flight värgis, on ju, see võitle või põgene ja valukeha on nii suur ja me teame, mis värk haavatud metsloomadega on. Ja mulle tundubki, et täna on niimoodi, et meil on nagu haavatud metsloomi sõltumata soost, aga kuna tegemist on ülisuure, keerulise, mitmetahulise teemaga, siis kusagilt tuleb alustada ja kuna ma praegu olen siis nagu torkinud seda karu meeste poole pealt, siis teengi seda videot sulle mehena, aga millegipärast ma olen päris kindel, et tõenäoliselt vaatajaid, kuulajaid saab olema rohkem naiste hulgas. Aga mis iganes sulle siit kõlama jääb, ma lihtsalt loodan, et võib-olla sa saad siit mingisuguse killukese, mis paneb sind asju natuke teistmoodi vaatama ja võib-olla tekitab sinus nagu kas või väikesegi sellise lootuse sädeme, et see ei ole nagu sihuke, et nii on ju. Et meil nüüd ongi pidalitõbi ja lihtsalt nagu tuleb kuidagi kannatada ja tuleb nagu selle all ägada ja tulebki nagu lihtsalt kusagil lahinguväljal üksi ära surra, et lootust pole ja et kuidagi nagu tempel peale ja nii on ju. Et mida iganes sa siit kaasa võtad, eks. Aga tulles tagasi nüüd nende lugude rollide mustvalge üldistava mõtlemise juurde, mida keerulisemas olukorras me oleme, mida rohkem me oleme selles võitle-tardu värgis, on ju, siis seda rohkem me hakkame asju lihtsustama. Ja ma usun, et sa oled seda juba kuulnud, aga nii kui me oleme nagu sellises emotsionaalselt ärevas, potentsiaalselt ohtlikus olukorras, siis meie aju ei ole võimeline looma uusi seoseid, asju vastu võtma. See on ka see, miks nagu siukses võib-olla tugevalt emotsionaalselt laetud tülis on väga raske jõuda mõistmiseni. Sellepärast, et siis on lihtsalt nagu valukeha, keegi kaitseb ennast, keegi ründab, keegi üritab nagu saada mõistmist, teisel on valus, siis nagu kogemata litakas siia, litakas sinna ja siis ongi jälle sõda. Ehk siis me kipume asju lihtsustama nii, kui meil on emotsionaalselt keeruline või meil on aktiivne valukeha. Ja nii kui me hakkame asju lihtsustama, siis me kipume tegema seda, et hea halb värki on ju. Et see on hea inimene, see on halb inimene. Sellised inimesed, kui nad teevad nii, siis nad on halvad. Kui inimesed teevad naa, siis nad on head, on ju. Ja kogu selles mustvalguses, me väga tihti, kui ühiskondlikul tasandil, kes on siis süüdi, on ju. Kas mehed on sead või naised on ussid? Ja nüüd, kui taustal on lugu, et mehed on sead, ma lihtsalt kasutan seda näitena, see ei ole minu isiklik arvamus, mul lihtsalt on vaja mingisuguseid näiteid, et midagi nähtavale tuua, midagi ilmestada. Aga nüüd oletame, et kui minu taustalugu on mehed on sead, siis alustuseks ega see taustalugu ei tekkinud lihtsalt kusagilt tühja koha pealt. Mis tähendab seda, et selleks, et mul tekiks naisena kuskil see sihuke uskumus, taustalugu, et kõik mehed on sead, siis kusagil minu peresüsteemis keegi kusagil pidi mitte toime tulema sellega, et vastassoost esindaja, üldjoontes siis kellegi mees või kellegi isa, käitus mingisuguses olukorras ebaadekvaatselt. Täitsa pekkis, kui diplomaatiline peab tänapäeval olema, kui hoolikalt ma olen õppinud sõnu valima, et mitte kedagi mitte trigerdada. Ühesõnaga,
kusagil selle naise peresüsteemis keegi esivanematest sai mingisuguse väga valusa kogemuse, millega ta toime ei tulnud. Nüüd, kui mul on mingisugune valus kogemus, oletame, et mingisugune mees, kes on minu jaoks ülioluline, hülgab mu, siis minul on vaja luua mingisugune lugu selleks, et selle olukorraga toime tulla. Nüüd, millise loo ma loon, sõltub sellest, kui emotsionaalselt teadlik ma olen. Nüüd, kui me arvame, et meie esivanematel oli võimalik väga palju panustada emotsionaalsele teadlikkusele, siis me eksime. Ja vot siin tulebki mängu meie selline ajalooline, kultuuriline taust, millest ma tahan sulle lähemalt rääkida, aga see tuleb parajalt keeruline, pikk, mitmekülgne video, on ju. Ehk siis, nüüd, kui oletame, et emal või vanaemal oli mingisugune kogemus, kus mõni mees käitus seana, hülgas ta. Käituski võib-olla hästi üleolevalt, mõnitavalt, põhjustas kannatusi. Siis otse loomulikult tahab see naine ju manitseda oma järeltulevaid põlvesid, et nad ülemäära ei usaldaks mehi. Ta tahaks ju hoiatada, sest tema tahab ka oma heas usus paremat oma järeltulevatele põlvedele. Mis tähendab seda, et see naine, kas teadlikult või alateadlikult, ja olgem ausad, me lastena oleme väga palju mõjutatud ka sellisest alateadlikust foonist, kui me kasvame kusagil üles. Me loeme väga palju sellisest suhtumisest välja. See on ka see, kus tegelikult sellise hea näo tegemine, et me nagu vihkame teineteist, aga püsime koos sellepärast, et laste pärast, lastel on vaja vanemaid. Lapsed tajuvad väga palju tugevamalt seda taustal olevat energiat ja laste jaoks üks keerulisemaid asju on see, kui on dissonants. Et teeme sellise halva mängu juures head nägu. See on laste jaoks väga-väga eksitav. Teine asi on see, et lastel tekib sellistes kohtades väga palju selliseid väga väärasid seoseid. Ehk siis, kui nüüd vanemad on kogu aeg tülis ja konfliktis, aga räägivad oma lapsele lugu, et kuule, aga hei, kõik on hästi, me oleme õnnelikud. Mis sa arvad, mis selle lapse jaoks saab olema õnne tähendus tulevikus? Kui nüüd üks laps kasvab üles keskkonnas, kus nagu võib-olla sihuke mõnitamine või toksilisus või ründa esimesena on normaalsus ja sinna pannakse juurde see tähendus, et aga see on õnnelik, see on hästi, siis mis sa arvad, mida hakkab hästi tähendama selle lapse jaoks hiljem? Ja probleem ongi seostes ja tähendustes ja taustalugudes ja see on uskumatu, kui pika ringiga ma seda paati sinna tüürin, aga täiega loodan, et sa oled selles osas mõistev, tegemist on mitmekülgse keerulise teemaga ja ma väga üritan sulle luua tausta konteksti selleks, et see oluline mõte kohale jõuaks. Ühesõnaga, kusagil peresüsteemi ajaloos oli mees, kes käitus seana ja selle tulemusel keegi selles peresüsteemis sai haiget, sai kannatada. Ja siis järel tulevad põlved on selle loo, selle uskumuse endaga kaasa saanud. Ja väga tihti selliseid lugusid, nüüd kui mina kasvan üles sellises loos, kus mees on siga ja tema teod põhjustavad siis, tegemist on isaga, põhjustavad emale kannatusi, on ju, siis paratamatult ma saan sealt kaasa sellise elulise stsenaariumi. Et ma ei tea, mees ei võtagi vastutust, jätab naise üksi raskustesse, on vastutustundetu, enesekeskne, mis iganes. Mina kasvan üles selle loo sees. Ja nüüd see, kuidas sellisest loost saavad mõjutatud tüdrukud ja poisid, on erinev. Ja samamoodi on erinev ka see, kuidas sellistest lugudest saavad mõjutatud vanemad lapsed, keskmised lapsed, nooremad lapsed, ainsad lapsed peredes, kus on palju õdesid, vendi ja nii edasi, nii edasi. Aga nüüd see lugu, mina sünnin sellesse loosse, kui minu vanemad mängivad enda suhtes, enda elulaval välja lugu, et ma ei tea, mees on vastutustundetu ja teda ei saa usaldada ja kaob ära ja bla bla bla, on ju. Ja naisel on kogu aeg raske ja naine kannatab ja ma ei tea, mees on süüdi ja siis mees tunneb, et ta nagu on jäetud lahinguväljal üksi surema ja siis naisel on veel mingid pretensioonid. Arva ära, mida mina siis selles loos õpin. Kui minu vanemate selline suhte läbiv noot on mingisugune pettumus ja sõda, siis mina pean õppima selle sõja keskel kohanema, ellu jääma, ma pean valima ka pooli.
ja see on juba see esimene koht, kus tegelikult tekib nagu ülisuur sisemine vastuolu, sellepärast et lastena me armastame mõlemaid oma vanemaid. Ja nüüd nii, kui meie peame hakkama valima pooli, noh, mehelik, naiselik, mees, naine, kes on hea, kes on halb, me peame hakkama otsustama, kes on hea, kes on halb. Ja me loome retsilt suure sisemise konflikti selles kohas ja tegelikult selle konflikti selliseid pikaajalisi tagajärgi me täna ühiskonnas näemegi. Seesama näpuga näitamine on ju, kes on süüdi. Noh, et mehed on süüdi või naised on süüdi ja kas mees joob, sest naine vingub või naine vingub, sest mees joob. Point on selles, et see nii kaua, kuni me süüdistame, näitame näpuga ja me oleme täna hästi oskuslikult õppinud näpuga näitama. No sihuke vaata peeglisse, muutus see valguse sinust. Mina olen õige, sina oled vale. See ei ole vastutus. Ja see ongi hästi huvitav, et kuidas me tegelikult nagu meie aju õpib hullult hästi ennast alal hoidma, mugavat ja tuttavat säilitama. Ja et kui me vaid nagu sedasama ülioskuslikku võimsat tööriista kasutaksime natuke teistmoodi. Eriti emotsionaalselt keerulises ja ma tahan seda ka rõhutada, et tänapäeval tegelikult me ei erista seda, kus on nagu see päris oht. Noh, et mind ajab taga metsik kiskja. Sellest, kus tegelikult on võib-olla emotsionaalselt ebamugav ja keeruline. Ja siis närvisüsteemi jaoks võib tunduda ka see, et kui on emotsionaalselt ebamugav, keeruline olukord, et see on nagu võitlev või tardus, on päriselt võitlus elu nimel. Et närvisüsteemi jaoks võib see tunduda, see kui mõni inimene võib-olla puudutab mingisugust valukohta või kuidagi nagu, ma ei tea, tekib mingi emotsionaalselt konfliktne olukord, et siis tegelikult ka sihuke emotsionaalselt konfliktne olukord või ka selline emotsionaalne hõõrdumine, kust on tegelikult võimalik jõuda suurema intiimsuseni. See võib olla seesama uks olulistes lähisuhetes, räägime asjadest päriselt. Nagu toome need asjad nähtavale. Et see kipub olema see koht, kus tuleb hakata seda müüri ette panema või siis ründama teist inimest, sest tundub, et tegemist on vaenuliku lõviga, kes tahab mind ära süüa. Ehk siis me oleme täna jõudnud sellesse kohta, kus ühest küljest me oleme kannatuse poolt eraldatud, teisest küljest on nagu väga palju selliseid, vaata enda sisse ja asi on sinus ja mina olen õige, sina oled vale, mehed on süüdi, naised on süüdi, kes on süüdi, vanemad on süüdi, whatever on ju. Ja see ei ole vastutus ja ma tean, et vastutusest räägitakse jumala palju ja jumala palju rõhutatakse, et kui oluline on võtta vastutust, aga mulle tundub, et meil ei ole olnud eeskujusid, kes oleks õpetanud meile, näidanud meile autoriteetse eeskujuna, mis tunne või kuidas kogemuslikult käib vastutuse võtmine. Ja kui meil ei ole eeskuju selles vallas, et kuidas käib oma sõnale kindlaks jäämine, enda tegudest vastutuse võtmine, otsuste tegemine, valikute tegemine, enese austamine, enese väärtustamine, siis me tegelikult ei tea üldse, me ei tea kogemuslikult, mis asi on vastutus. Meil on mingi sõna, meil on mingisugune tähendus. Eestis aetakse vastutust väga tihti segamini kohustusega ja väga tihti aetakse Eestis vastutust segamini karistusega. Sellepärast, et me kasutame sõna vastutus, vastutusele võtma. Me väga tihti Eestis ja sõnadel on tähendused, sõnadel on seosed. Nii kui kasutada mingit sõna, siis üldjoontes meie sisemaailmas aktiveerub mingisugune pilt või lugu. Läbi selle kunagi õppisid sina tegelikult üldse sõnu ja kui sul on lapsi, siis ka oma lastele oled sa ju niimoodi õpetanud üldse neid seoseid, näidanud autopilti ja öelnud, et see on auto. Ehk siis meil on nagu üks asi on need lihtsad seosed on ju, et see on kruus, eks ju, ja ma ei tea, see siin on pastakas, aga meil on väga palju muid seoseid. Nagu ma sulle juba enne rääkisin, et seesama, et mis asi on õnnelik suhe on ju. Et kui nüüd vanemad kogu aeg tülitsevad ja võib-olla on ka nagu verbaalselt, emotsionaalselt või füüsiliselt vägivaldsed ja siis selle juures öeldakse lastele, et kõik on korras, kõik on hästi, siis mis saab olema tulevikus, see kõik on korras, kõik on hästi nende laste jaoks. Ehk siis meil on seosed, meil on taustalood ja kui me nüüd tuleme tagasi selle sama vastutuse juurde, siis väga tihti ühest küljest öeldakse, et võta vastutust, aga vastutust seostatakse karistusega. Seesama tuleb vastutada oma tegude eest.
võetakse vastutusele, kui sa eksid, ehk siis sinna on sisse kirjutatud karistus. Ja siis on kusagil mingid inimesed, kes räägivad, et vastutus viib vabaduseni, aga kui foonil on seos, et vastutus võrdub karistus, siis ega kurat võtaks, ma ei taha seda vastutust võtta, sest ma ei taha saada karistada. Ja siis ma hakkan vältima seda ainsat asja, mis tegelikult viiks mind toimiva püsiva lahenduseni ja soovitud mis tahes tasandi vabaduseni. Vastutus ja karistus, vastutus ja kohustus on väga erinevad asjad ja ma väga-väga soovitan sul, kui vähegi sind kõnetab ja kui sa vähegi ikka veel siin oled lainel, siis vaata üle, mida tähendab vastutus sinu enda jaoks, enne kui sa kuidagimoodi hakkad rääkima vastutusest või püüdma panna ennast võtma vastutust, siis püüa aru saada, mida sinu jaoks vastutus tähendab. Ja muuda kõigepealt seda seost enda jaoks või siis kasuta mingisugust muud sõna, mis ei ole sinu jaoks seotud karistuse, süüdistusega, kohtumõistmisega, hinnangute, hukkamõistu ja kõige muuga, on ju. Sellepärast ma olen hästi pikka aega seda jälginud, et ka mina olen rääkinud vastutusest ja olen rääkinud vastutusest päris palju. Ja siis ma olen märganud seda, et väga paljud inimesed ütlevad, et aga süüdistab, et sul on seal hea ja kritiseerib ja hukkamõistev ja ülbe üleolev. Ja siis ma olengi nagu läbi selle aru saanud, et oot. Aga see foon on hoopis teine. Sellepärast ongi kontekst oluline, sellepärast ma mingeid asju mämmutangi. Ja kui sa oled üks nendest meestest, kes oli siuke, et aga miks sa selles riilis ei võinud ka lihtsalt küsida? No vot sellepärast, et kui ma lihtsalt küsiksin, siis see kontekst, selle me loome ise sinna ümber. See on ka see, kus nagu väga paljud asjad lähevad kaduma. Ja ma arvan, et sa täiega palju näinud seda meedias, et kuidas nagu mingist tervikust võetakse välja mingi üks lause ja siis seda nagu moonutatakse ja sinna ümber luuakse hoopis teine pilt. Et seda meie meel teeb muide väga tihti hästi alateadlikult ja see on ka see, kus me paigutame inimesi oma lugudes mingitesse rollidesse, otsustame ära, kes nad on ja me isegi ei anna neile võimalust, me isegi ei anna võimalust, et see lugu saaks muutuda. Ma sinna tegelikult nüüd tüüringi, aga ma tahan veel enne korra jõuda tagasi vastutuse juurde. Ma väga loodan, et sa püsid veel lainele, ma väga-väga loodan, et ma ei tee seda hullult sükest hüplikku asja, päriselt ka tegemist on nagu hullult sügava mitmekülgse teemaga ja ma isegi ei kujuta ette, kuidas seda nagu nii lihtsalt, ühesõnaga ma teen oma parima. Ma praegu päriselt I'm trying my best ja tõenäoliselt mingil muul hetkel, kui ma selle kuidagi läbi kirjutaksin, ära struktureeriksin, siis ma tõenäoliselt saaksin teha sulle väga palju parema video ja võib-olla ma ühel hetkel teengi, sest et ma tean, et seal nendes kommentaarides on veel väga palju puhast kulda, millest ma võiksin rääkida sulle ilmselt 6-8, kui mitte 10 tundi. Aga ma tean ka seda, et tavaliselt, kui ma nagu kohe seda värki ei tee, siis elu tuleb vahele ja siis kuidagi need asjad jäävad. Ehk siis spontaanne värk on ju. Igatahes. Vastutus seisneb selles, et sa teed hetkes parima võimaliku valiku. Sa teed otsuse ja sa jääd sellele kindlaks. Ja tead mis, valikute otsustega tihtipeale ei kaasne karistust. Me ei ela tegelikult vaenulikus ja karistavas maailmas, ehkki meie esivanemate jaoks ja siin tuleb kohe mängu seesama Eesti taustalugu ja Eesti kultuuriline foon, kuhu ma lihtsalt nii pika ringiga seda paati tüürin. Aga meil väga tihti nagu kui keegi otsustas mitte kuuletuda, meil Eestis on päris orjuse taust. Ühel või teisel moel sinu kauged esivanemad puutusid kokku päris orjusega. Ja see ei ole siuke 3000 aastat tagasi, see ei ole üldse nii kauge minevik, kui seda nii-öelda nagu põlvede võtmes vaadata. Ehk siis kunagi ja tegelikult, kui me vaatame ka lähemasse minevikku, siis me saame aru, et kunagi, kui sa individuaalselt mõtlesid ja tegid otsuseid, mis ei ole populaarsed, tegid nagu teistsuguseid valikuid, siis sellel olid nagu väga korralikud, väga tugevad, väga valusad tagajärjed. Mis tähendab seda, et sellel on tegelikult ka nagu ajalooline, kultuuriline põhjus, miks sõna vastutus on hakatud kasutama sellises kontekstis ja miks seda kollektiivsel tasandil lihtsam on juhtida, lihtsam on manipuleerida inimestega läbi süü, häbi ja hirmu, kui siis, et innustada neid individuaalselt mõtlema ja vabu inimesi, individuaalselt mõtlevaid inimesi
on väga raske manipuleerida ja neid on väga keeruline ka karjana kuhugi juhtida. Ehk siis tere tulemast ühiskonda. Aga vastutus seisneb selles, et sa teed otsuseid ja valikuid. Ja vastutus seisneb tegelikult, see kõige suurem vastutuse kingitus on see, et sa ei pea tegema kogu aeg igas olukorras samalaadseid valikuid. Ja sa ei pea tegema täpselt samu valikuid, mida tegid sinu esivanemad. Ja sa ei pea täna tegema neid valikuid, mida sa tegid eile või 10 või 20 või 30 või 50 aastat tagasi. Ja vot see nüüd on see, kus tulebki mängu seesama individuaalsus ja vastutus. Vastutus seisneb otsustes ja valikutes. Ja on üks mõte, mida ma ei mäleta, kus ma seda kuulsin, aga see jäi mulle hästi külge ja see on jäänud mind kuidagi nagu saatma. Ma tahan seda nüüd ka sinuga jagada, et kui me sünnime, me oleme oma vanemate nägu ja kui me sureme, siis me oleme enda otsuste ja valikute nägu. Mis tähendab seda, et meil on võimalik tegelikult valida. Kas me tahame jätkata nende samade lugudega, nende samade mustritega, kas me tahame teha samu valikuid ja need on alateadlikud, ma räägin praegu väga sügavast alateadlikust tasandist ja lugude tasandist ja uskumuste, seoste, väärtuste tasandist. Aga meil on tegelikult võimalik valida. Kas me tahame jätkata sellega või me tahame midagi uuendada, midagi muuta. Tegelikult on võimalik luua ka täiesti uus lugu, aga võib-olla ärme praegu sinna lähe, on ju. Et point on nagu selles, et meie saatus ei ole kivisse raiutud ja ma ei saa mainimata jätta absoluutset klassikat Jungilt, et seni, kuni sa nähtamatut või alateadlikku teadlikuks ei muuda, kuni sa nähtamatut nähtavaks ei too, siis see juhib sinu elu, juhib ennekõike su otsuseid ja valikuid ja sa hakkad seda nimetama saatuseks. Ja mulle tundub, et meil Eestis nii meeste kui naiste hulgas on väga palju neid inimesi, kes justkui on leppinud mingisuguse kurva saatuse, kurva tausta looga ja siis kuidagimoodi nagu ägavad ja kannatavad ja neil on nagu hullult valus ja siis nad nagu kuidagi ründavad kõiki teisi, kellel on kas teistsugune saatus, teistsugune taustalugu, kes kuidagi nagu näitavad neile, et oota, väljapool seda aedikut on ka mingi elu või et ei olegi ainult lahinguväli, kus peab kannatama või siis nagu ongi hästi ründavad nende inimeste suhtes, kes võib-olla nagu kuidagi üritavad veitsa raputada, et jõu kuule, et aga see lugu, mida sa endale praegu räägid, on lihtsalt ainult lugu, et see ei ole kivisse raiutud reaalsus, et tegelikult saab ka teisiti, on olemas ka alternatiive. Ja mulle tundub, et meil Eestis täna on nagu väga vaja lootust, mitte neid inimesi, kes tulevad ja ütlevad, et tee nii nagu mina teen või et jälgi seda metoodikat või et mis sul viga on, et kuidas sa selline oled. Meil on väga palju seda targutamist, seda hukkamõistu ja otse loomulikult on siis ka sedasama päästja värki, et ma tulen nüüd surun sulle midagi peale, ütlen, et sa oled selline ja et ma olen nüüd kuidagimoodi nii palju teadlikum või targem või parem ja siis ma tean täpselt, mis on sinu jaoks hea. Selle video eesmärk ei ole ka, ma ei ütle sulle, mis on õige, mis on vale ja tegelikult ma tahan sulle üldse öelda, et õige ja vale on subjektiivne, see, mis praeguses olukorras tundub õigena, suure tõenäosusega tulevikus või mingis muus olukorras on vale. No sama põhimõte on ju, et maailm ei ole mustvalge, aga meil on vaja sellist sisemist küpsust ja teadlikkust ja meie närvisüsteem peab tundma ennast turvaliselt selleks, et me oleksime võimelised looma keerulisemaid seoseid. Ehk siis nägema seda ambivalentsust. No kõige lihtsam näide on see, et head inimesed võivad mingites emotsionaalselt keerulistes olukordades käituda halvasti. Ehk siis, et ma võin nagu olla sinu suhtes väga heatahtlikult meelestatud, aga kui mul on mingisugune emotsionaalne luumurd, mida sina ei näe ja sa lähed sellele pihta, siis ma võin olla väga agressiivne, väga ründav ja põhjustada sulle seeläbi väga palju kannatusi. Ja minu meelest see on see, mis juhtub väga paljudes lähisuhetes ja mis Eestis on tegelikult hästi suur probleem. Ja kui nüüd on nii, et sina olid hästi heatahtlik ja võib-olla ebateadlikult puudutasid mingisugust minu valukohta ja mina andsin sulle selle eest vastu hambaid, siis nüüd on sul nagu hullult valus. Ja esimene automaatne reaktsioon, kui seal ei ole seda teadlikkuse puhvrit vahet, on see, et sa annad mulle ka vastu hambaid. Ja nüüd, kui mina nüüd oot, sa tegid mulle haiget ja nüüd sa lõid mind veel kõvemini vastu, no mis on automaatne asi siin nüüd? Nüüd ma kas võitlen suga, asun suga võitlema, löön sind veel tugevamalt, või siis põgenen, jooksen ära, on ju. Ja kui ma nüüd olen suga jõudnud sellesse
noh, anname teineteisele vastu vahtimist kogu aeg, on ju. Ja kui sinust nüüd on saanud selline juba piisavalt suur vastane, et ma saan aru, et minu jõud ei käi üle, noh, kas siis emotsionaalselt, füüsiliselt, mis tahes muul moel on ju materiaalselt, no siis ma hakkan otsima neid teisi inimesi, keda kaasata. Ja täna me oleme väga palju näinud, noh, draama kolmnurga mudel ilmestab seda väga hästi, olen sellest varem rääkinud, mul on niisugune tunne, et võib-olla mingi hetk võiks uuesti rääkida, aga me oleme näinud hästi palju seda praegu ka ühiskondlikul tasandil, et kus tegelikult nagu mingisugused paarisuhte probleemid tuuakse kuidagi ühiskonnas nähtavale ja siis luuakse seda polaarsust, on ju. Noh, et kes on süüdi, kes on hea, kes on halb ja siis nagu kaasan teisi osapooli selle konflikti lahendamisesse. Ja tihtipeale see konflikt absoluutselt ei lahene, vaid tegelikult hoopiski võimendub ja probleem ei ole mitte selles, et leiame süüdlase, karistame teda ja siis kuidagi võtame ta vastutusele, vaid lahendus seisneb selles taustaloo mõistmises ja taustaloo muutmises ja taustalugu, noh, et siin tulebki mängu seesama vastutus, on ju, et nüüd seda lugu, milles sina elad, seda sellist süžeed, mis sinu elu laval välja mängib, neid alateadlikke mustreid ja seoseid, mis sinu otsuseid, valikuid ja ka neid automaatseid reaktsioone juhivad, ei saa mitte keegi teine sinu eest muuta. Ja see on nüüd see koht ka, et kui seda nähtamatut fooni mitte tuua nähtavale, siis sa võid teha väliselt ükskõik mida, aga see lugu, seesama kannatus kordub. Ma olen hästi tihti naistele rääkinud sellest, noh, Tuhka-Triinu näitel, on ju, et stiilis, et kui sa oled nagu sündinud näidendisse, kus lavale, kus mängitakse välja Tuhka-Triinut, on ju, siis Tuhka-Triinu on sinu elu läbiv lugu. Ja nüüd sedasama lugu mängid sina välja kogu aeg enda elus erinevates suhetes. Nüüd needsamad lood ei saa eksisteerida vaakumis. Ja sellepärast needsamad lood tulevadki nähtavaks, noh, kõige tugevamalt tulevad need nähtavaks lähisuhetes, aga teinekord ka töö ja raha ja mingisugused tervisehädad, need asjad aitavad nähtavale tuua neid lugusid. Ja siis meie sihuke nagu see pinnapealne loogika ütleb, et aga davai, et kui ma nüüd lähen teen teistmoodi, vahetan välja selle millegi, no a la kui Tuhka-Triinu kolib nüüd lossi, on ju, siis see lugu muutub. Et mul on võimalik kuidagi muutes, noh, teine klassikaline näide on see, et inimesed, kes nagu vahetavad partnereid, noh, et tuleb uus ja tuleb parem, on ju, aga siis tuleb välja, et tuli küll nagu parem, aga muutus samasuguseks. Või siis, et okei, võtsin endale teise mehe või teise naise või mis iganes, on ju, aga see kannatus kordub, ikka tunnen ennast üksikuna, ikka kuidagi on mingi ebapiisavus mängus, ikka mingit emotsionaalset lähedust pole, bla, 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 on ju. No teisest küljest ma võiks sul väga palju näiteid tuua ka stiilis, et a la kui peresüsteemis, ma ei tea, alkohol on aidanud maandada mingisuguseid pingeid, siis naine kasvas, noh, tütarlaps kasvas üles peres, kus oletame, et isa oli alkohoolik ja päriselt ma ei ütle sulle, et mehed on halvad, ma lihtsalt toon näiteid, ma tunnen, et ma pean kogu aeg seda rõhutama, sellepärast et mingisugused asjad, mingisugused näited puudutavad isiklikult ja siis on hästi lihtne tunda, et ma oleks kuidagi nagu polariseeritud, aga mul on vaja kasutada näiteid, et oma mõtet edasi anda, et ka need asjad kuidagi sinu jaoks isikuliselt ära haagiksid ja need näited, ehkki ma kipun olema kirglik, kui ma räägin millestki, mis on mulle hästi südamelähedane ja alateadlikud seosed, korduvad mustrid on minu jaoks hästi südamelähedane teema, miski, millega ma olen hästi pikka aega tegelenud, mida ma olen hästi palju õppinud, uurinud, avastanud, valdavalt väga, olgem ausad, väga isiklikel, isekatel põhjustel. Ehk siis aitäh teile kõigile, kes te soovitate mul minna tegeleda iseendaga, ma olen seda teinud. Ma olen seda teinud palju kauem, kui sa arvatagi oskad, ütleks, et täna ilmselt üle 20 aasta ja ei olnud väga selline vabatahtlik valik, nagu hädavajalik selleks, et kunagi ellu jääda. Ja no ühesõnaga üks asi on viinud teiseni ja siin me siis nüüd oleme, aga kuhu ma tahan sellega jõuda, on see, et need alateadlikud lood, seosed, mustrid, kasutan sedasama näidet, kust mul veitsa lappesse läks, aga mees on alkohoolik, naine siis kannatab, sest mees on alkohoolik, on ju. Ja seesama klassika, et noh, kas mees joob, sest naine vingub või naine vingub, sest mees joob. Nüüd, kui tütarlaps kasvab üles kohas peres, kus mees joob ja naine vingub ja ta näeb kõrvalt, et isa on nagu kogu aeg purjus ja siis ta on nagu ära ja siis ta on võib-olla mingi reaktiivne, elab ennast välja või siis hoopis vastupidi, võib-olla isa on nagu purjus peaga, on hästi sõbralik ja pakub hoolt ja armastust ja räägib mingitest asjadest avatult. Aga igal juhul tavaliselt sellistes
lugudes, kus mees on alkohoolik ja naine siis ei ole, siis kipub see lugu taustal olema see, et naisel on hästi raske, noh, tead, mees kogu aeg joob ja teda pole ja istub diivanil ja ta ja naisel on hästi raske. Ja ma endiselt veel tüürin sinna kohta, kus ma hakkan rääkima sellest, et kuidas Eesti naistel kogu aeg peabki olema raske, sest kogu aeg on olnud raske ja kuidas Eesti mehed on lahinguväljal üksi. Ehk siis ihuüksi jäänud oma kannatuste, oma valu ja raskustega. Ja siis ongi see, et kui me nüüd nagu seda kollektiivsel tasandil veel rohkem võimendame, siis me mängime läbi sama lugu, mida tegelikult on meil Eestis välja mängitud juba väga-väga pikka aega ja mis on ühel või teisel moel mõjutanud sinu esivanemaid ja tõenäoliselt kas otseselt või kaudselt mõjutab täna ka sind. Ja päriselt ma tahan sulle aplodeerida, et sa ikka veel siin lainel oled, sest et mulle endale hakkab tunduma, et ma olen nagu peaaegu mingi tund aega rääkinud küllaltki seosetut juttu või nagu killuke siit, killuke sealt. Aga nüüd mees on alkohoolik ja naisel on hästi raske, naine on ohver, on ju. Ja nüüd ühest küljest mees peab olema alkohoolik, sellepärast et muidu naine ei saa ohver olla. Ja mis tähendab seda, et kui nüüd see tütarlaps kasvas üles selle keskel, ta näeb, et emal on kogu aeg raske, emal on raske sellepärast, et isa joob, väga loogiline, on ju. Isa joob sellepärast, et tal on raske töö ja naine teda ei mõista ja kodus on kogu aeg mingisugused probleemid, on kogu aeg mingid konfliktid, maandab pingeid, on ju. Ja meil Eestis on nagu väga kuidagi kollektiivselt soositud, noh, tead, tähista alkoholiga ja maanda pingeid alkoholiga. Ja tegelikult alkohol ei ole lahendus, aga see on nagu sotsiaalselt kõige aktsepteeritavam viis. Ja väga tihti me lihtsalt mudeldamegi seda, no minu esivanemad tulid niimoodi toime, on ju, mina teen siis ka sama. Ehk siis probleem ei ole kunagi alkoholis. Päriselt ka. Probleem ei ole kunagi selles aines või sõltuvuse allikas. Ehk siis see tütarlaps kasvab üles, on ju, ta näeb kõrvalt lugu, et emal on kogu aeg raske ja isa käitumine põhjustab emale kannatusi. Suure tõenäosusega see tütarlaps hakkab nüüd kas siis neid päästma või siis valima pooli. Noh, kas ta üritab siis neid kuidagi nagu ühendada, hakkab kohe nagu suuremaks kui oma vanemad. Või siis ta hakkab valima pooli. Noh, üldjoontes tüdrukuna, ma arvan, et enamus tüdrukuid kipuvad olema lojaalsed oma emadele, aga ei pruugi olla, võib-olla ka vastupidi. Igal juhul see tüdruk otsustab ära, et üks on hea, teine on halb, ta samastab ennast kellegiga ja sealt tekib lojaalsus. Tekib lojaalsus sellele inimesele, tema kannatusele, tema loole. Nüüd oletame, et see tüdruk on lojaalne oma emale. Emal on raske, emal on kogu aeg raske, ta teeb tööd, ta teeb kodus kõike ja siis ta kantseldab veel seda joodikust meest ja siis ta veel üritab teiste inimeste ees head nägu teha ja siis ta kuuleb, kuidas nagu ema räägib teistele, kui raske tal on kodus ja siis ta näeb, kuidas teised inimesed siis pakuvad talle tuge ja toetust ja abi ja nii edasi, on ju. Nüüd, mida see väike tüdruk õpib? Ja lisaks sellele see väike tüdruk kasvab üles sellises loos, kus mees on emotsionaalselt, füüsiliselt kättesaadav, ta ei panusta, ta ei aita, isa peale ei saa loota, ei ole seda elu tervet, isa eeskuju ja sellised tüdrukud ei õpi austama oma isa. Ja ma tahan, et see jääks kõlama, sellepärast et me vajame autoriteetseid vanemaid ja väga paljud meie vanematest, väga tihti me kipume seda ka ise tegema, nad on kasvatanud meid läbi hirmu, aga hirm ja austus ei eksisteeri samas ruumis ja on väga oluline neid eristada. Austus on väga-väga, selleks, et laps saaks täna võib-olla ka sind vanemana austada, siis sa pead olema keegi, kes väärib austust, see algab alati endast, on ju. Ja meil on ülioluline, kuhu ma tegelikult veel tüürin sellega, mina enam ei tea, kus ma seda paati tüürin ühesõnaga. Aga point on selles, et meie vanemad tegid oma parima. Nendel ei olnud võimalik seda lugu muuta, sest nad elasid teisel ajal. Ehk siis tegelikult tuleb lõpetada oma vanemate kritiseerimine ja ei ole sulle jagatud kätte kehvemaid kaarte kui teistele ja meil on võimalik nendest lugudest võtta oluline kandev, me oleme hullult retsilt visad, vastupidavad, kanged Eestis.
meil on nagu tohutult palju sisemist jõudu ja meie esivanemate need rasked lood on aidanud meil seda jõudu kasvatada. Nüüd küsimus on selles, et me ei pea seda jõudu rakendama selleks, et ma ei tea, kogu seda mineviku taaka endaga kaasas vedada või lihtsalt, et kannatada kauem. Ja minu meelest eestlaste põhiprobleem, meie põhiprobleem eestlastena, aga ma olen ka sündinud siin, on ju, ma olen rahvuselt eestlane, Eesti keskkonnas üles kasvanud. Et me oleme kannatlikud, me kannatame hästi. Ja me tunneme uhkust selle üle, et meil on sihuke nagu kõrge taluvuse piir, aga just nimelt sellepärast, et me kannatame hästi, lähebki see valukeha juba nii suureks, et hiljem siis, kui keegi tahab juba tulla aidata, siis tegemist ongi selle veritseva haavaga agressiivse kiskjaga, kes ei lase ennast aidata. Noh, jalas on võib-olla mingisugune suurem pind, davai, tõmbame välja, paraneb ära, on ju, aga siis see kiskja nagu lihtsalt nagu kõigil võtaks pead maha, et ainult ärge tulge pihta, sest et tänu sellele pinnule on hakanud juba kõik mädanema ja varsti on juba põletik kogu kehas, eks. Et me kannatame hästi ja päris orjus on sellesse päris palju panustanud, et me oleme õppinud väga hästi kannatama, tolereerima, aktsepteerima ka sükest täiesti lubamatut käitumist. No come on, olgem ausad, meie esivanemaid on küüditatud, saadetud Siberisse, meie esivanematelt on midagi ära võetud, mille nad on nagu raske tööga kokku kogunud, kokku korjanud. Mis sa arvad, kui palju selliseid kas teadlikke või alateadlikke lugusid ja uskumusi on sealt edasi antud oma lastele ja nende poolt veel omakorda edasi järgnevatele põlvedele? Ja nüüd selle kõige sees me täna elamegi. Me elame mingisuguste lugude keskel. Ja need lood varem või hiljem, kui me oleme neid palju kuulnud, eriti väikesena, eriti haavatavana, seesama tüdruk, kes kuulis, kuidas ema räägib, et isa on halb ja isa on kasutu, tal ei ole austust meeste vastu. Ja me võime nüüd teda nagu peksta, materdada, öelda, et ta on halb, aga ta on selle sees kasvanud ja see on muutunud tema tõeks. Nüüd, kui see on muutunud tema tõeks, siis paratamatult, kui tema läheb nüüd täiskasvanud ellu, siis selleks, et temal oleks võimalik seda lugu läbi mängida, siis sellesse näidendisse on vaja saada mees, kellega on võimalik seda lugu läbi mängida. Hästi tihti süsteemses pereteraapias või konstellatsioonides räägitakse, et nähtavale tuua, on ju. Aga ma ütleks, et kõigepealt tuleb seda läbi mängida, alles siis on võimalik see nähtavale tuua. Nüüd küsimus on selles, et seda ei pea lõputult läbi mängima selleks, et hakata seda nägema. Ja nii kui sa seda näed, seda on oluline näha, sest et nii kui sa hakkad seda korduvust, neid seoseid nägema, siis on sul võimalik seda lugu muuta. Seni kaua, kuni kasutan seda naiste näidet, päris ka mul ei ole meestele praegu head näidet, sellepärast et 2025 ma olen küll nagu hästi palju individuaalset tööd teinud meestega, aga mul ei ole veel nagu mingit, ma ei tea, meeste muinasjutud, sa võid nagu inspiratsiooniks mulle mõne meeste muinasjutu anda, et siis mul oleks nagu mingi meestega seotud näide kasutada, aga Tuhka-Triinu, et kui sa oled nii sees Tuhka-Triinu rollis ja kui sa sellest rollist kas või korrakski välja ei astu, siis sul ei ole võimalik aru saada, et tegemist on Tuhka-Triinuga. Ehk siis me väga tihti oleme nii samastunud enda lugudega, et meil ei ole võimalik üldse arugi saada, mis lugu on. Nüüd selleks, siin tulevadki appi, kas elulised olukorrad, eneseteadlikkus, võime kuulata oma mõtteid ja mitte samastada ennast nendega, võime tunda oma emotsioone, mitte reageerida nende najalt, võime taluda seda ambivalentsust, et mõni inimene võib paista sellisena, aga kas ta ikka on, et kõik ei ole alati nii, on ju, et võib-olla mõni naine meenutab mulle oma ema, aga see ei tähenda seda, et ta on samasugune, võib-olla lihtsalt näeb samasugune välja või sarnane välja, võib-olla tal on mingi sarnane kõnemaneer või samasugune silmavärv või mis iganes, on ju. Et meil on oluline aktsepteerida seda just nimelt seda elu keerukust ja samas seal on peidus ka nagu elu, ilu ja võlu, on ju. Nüüd, kui Tuhka-Triinu naine, kes on mänginud Tuhka-Triinut väga pikka aega, esimest korda saab aru, et oot, ma olen ennast samastanud selle rolliga, selle looga ja sellepärast ainus asi, mis minu elus kogu aeg on kordunud, on seesama Tuhka-Triinu, on ju, et ongi, ma ei tea, mul peabki olema nagu ema suri ära, kaotan kellegi, kes päriselt armastab mind ja siis tulevad need teised õelad inimesed mängu ja siis on võib-olla nagu keegi mees a la isa, on ju, kes ei näe, kui hea ja üllas ma olen, kes ei märka mu sellist tõelist olemust ja siis jään ootama seda printsi, on ju. Et tulgu siis ja
kõik need hallidest võõrasemad ja kõrvitsad, kingad ja muud värgid on ju, et jään ootama printsi, jään ootama kedagi, kes mind ära päästaks siit. Aga nagu Tuhka-Triinuga on sihuke huvitav lugu ja väga palju muinasjuttudega, see on tegelikult teine teema, mis mind hullult huvitab, on just nimelt muinasjutud ja igasugused muud asjad, kuidas meid on programmeeritud ja kuidas tegelikult igasugused seriaalid ja muud asjad mõjutavad meie alateadvust ja milliseid seoseid me loome ja kuidas me pettume oma tegelikkuses, kui need asjad ei vasta meie illusioonidele. Aga Tuhka-Triinu ja väga palju muinasjutud saavad otsa sellega, et abiellusid ja ratsutasid päikeseloojangusse, elavad õnnelikult elupäevade lõpuni. Päriselus on natuke teistmoodi, et kui me saame midagi, mida me tahame, siis see ei ole loo lõpp. Ei ole nii, et ma usun, et kui sa praegu seda kuuled ja sul on olnud vähemalt üks selline pikem suhe, siis sa tead väga hästi, et ei ole nii, et keeruline on ainult flirtides, vaid hoopis teistsugune töö algab siis, kui tekib kooselu, tekib pere, abiellutakse, on ju. Ja mitte ükski muinasjutt üldjoontes sellest ei räägi, et mis värk seal siis on ja kuidas siis tegelikult toime tulla sellega, kui kõik ei ole ilus ja mida suurem on suhetes intiimsus, emotsionaalne intiimsus, ma praegu ei räägi üldse seksist, siis seda suurem on ka haavatavus, mis tähendab seda, et seda suurema tõenäosusega teine inimene teeb sulle ka haiget teadlikult või ebateadlikult. Ja on ülioluline mitte teha vastu rohkem haiget, on ülioluline aru saada, mis põhjustab valu, kas tegemist on siis nagu mingi mineviku emotsionaalse traumaga, mis vajab tervendamist, on ju see emotsionaalne luumurd, pind kuskil varbas, mis mädaneb juba, on ju. Või siis tegemist on võib-olla mingi teise inimese hoolimatusega ja neid asju on oluline kommunikeerida, sest vastasel juhul lihtsalt see ongi sihuke, et nagu vastuhambaid andmine on ju. Keegi saab kogu aeg kusagil pihta ja keegi teine saab kogu aeg vastuhambaid ja siis on lihtsalt sihuke nagu lõputu, sina teed mulle haiget, ma teen sulle rohkem haiget, sa teed mulle veel rohkem haiget ja siis me juba olemegi nagu konkreetses tuumasõjas omadega. Ja ma usun, et sa oled seda juba kogenud, seda juba läbi mänginud. Nüüd, kui Tuhka-Triinu astub kas või esimest korda lavalt maha ja saab aru, et oot, aga ma olen olnud näitleja loos ja see lugu on teatud mõttes, ma olen sündinud sellesse loosse. Et teatud mõttes mult ei küsitud justkui ja me võime siia spirituaalse tasandi sisse tuua ja öelda, et me oleme kõik valinud oma teekonna, oma esivanemad ja need lood. No ma ütleks, et olemegi, aga mitte selleks, et kannatada. Ja ma arvan ka, et ma ei ole nõus ka sellise võib-olla kristliku põhimõttega, et elu on kannatus ja siis sa jõuad paradiisi. Ma olen nagu väga palju ise juurelnud enda sees selle üle, et aga mis siis, kui nagu see ongi siin paradiis, lihtsalt me ei oska seda nagu kohelda paradiisina, me ei näe siin seda paradiisi ja siis me muudkui nagu lihtsalt kannatame paradiisis ja siis ühel hetkel, kui me check out ime, siis küsitakse, et kuule, kuidas sulle see puhkus meeldis, on siuke, et ups, läks natuke halvasti, et see oligi siis see või. Et me ootame mingisugust happy endingut ja me millegipärast arvame, et kui me nagu hästi tugevalt kannatame, siis me kuidagi nagu jõuame sellesse happy endingusse. Ja siis tuleb välja, et see happy ending ei olegi nagu nii happy ending. Ja muidugi ma ei oska sulle nagu öelda, et ma ei ole selles mõttes... Ühesõnaga, ma ei oska sulle nagu öelda praegu kogemuslikult, et mis värk on siis, kui me päriselt selle kehastusse endingusse jõuame. Aga ma olen väga seda meelt, et kogu see selline elu, elamine, suhted ei pea olema kannatus. Et kannatus on oluline, kannatus vahetab vahel... Mis ikka paneb sind arenema, kasvama? Kas liigun millegi poole, tead see seeme sirutab päikese suunas, on ju? Või siis on valus. Mul on valus. Et valu tegelikult tuletab meelde, et sa oled elus ja valu juhib tähelepanu sellele, et midagi on vaja muuta, millegagi on vaja tegeleda. Et miski on nagu düsfunktsionaalne või miski vajab tähelepanu, miski vajab muutmist. Ja nüüd häda ongi selles, et kui meie valu lävi on nii kõrge ja me normaliseerime valu, siis ühel hetkel muutub see selliseks nagu tuimaks, tohutuks energialekkeks ja emotsionaalne valu ei erine nii väga palju füüsilisest valust. Lihtsalt füüsilise valuga meil on lihtsam toime tulla, sest et tead, valutab, lähen arsti juurde, on ju. Ja emotsionaalne valu on nähtamatu ja sellepärast see tundubki kohati nagu nii hirmutavana, sest ma ei näe seda, ma ei saa aru sellest. Kui ma käe ära löön, ma näen sinikat, ma saan aru, miks mul on valus, on ju. Ja emotsionaalse valu puhul on keerulisem, aga seda on võimalik nähtavale tuua. Sellega ei pea lihtsalt leppima. Ja kui sul nüüd kunagi näiteks on hammas valutanud, siis sa tead, mis asi on siuke nagu äge hambavalu. Siuke, et nagu mul on nii valus, nägu on paistes, ma nagu pean minema kohe hambaarsti juurde. See on üks asi. Ja see on nüüd nagu selline äge akuutne valu, mis paneb sind tegutsema, otsima abi midagi ette võtma.
Ja siis on olemas selline teistsugune valu, mis on selline tuim hambavalu. Ja vot nüüd see tuim hambavalu retsilt koormab immuunsüsteemi. Ja samamoodi on meil ka selle tuima emotsionaalse valuga. Et kui see sihuke nagu pidev valufoon on taustal, siis see tegelikult jooksutab tohutult palju, see jooksutab tühjaks energiast, mida sul on vaja selleks, et luua see muutus. Ja nüüd mida kauem seda valu taluda, siis seda keerulisem on sellest kohast välja tulla, sest see asi on läinud juba nii hulluks. No ma usun, et sa tead juba füüsilises võtmes, kuidas see asi käib, on ju, et alguses nagu ma ei tea, valutas hammas ja siis ma nagu ei pööranud selle tähelepanu ja siis ühel hetkel mul on mingisugune lõualuude põletik ja siis mul on juba lümfisüsteemi põletik ja siis on juba, noh, tont teab mis, eks ju. Ehk siis ma arvan, et esimene soovitus sulle, kui sa oled mees, tegelikult kui sa oled ka naine, on ju, kui sa seda kuuled, siis on nagu see, et ära normaliseeri valu ja kannatamist. Et pigem nagu pööra tähelepanu valule, emotsionaalsele, füüsilisele valule juba kohe, kui see tekib. See on vastutustundlik, see ei muuda sind nõrgaks. Et ma tahaks täiega nagu kuidagi, et me hakkaksime kahtluse alla seadma seda seost, et tugevad kannatavad või kes ei kannata, siis bla bla bla. Meil on lihtsalt nii palju mingeid vanasõnu, mis on ka sihuke soosivad seda kannatust ja ütlevad kuidagi, et nagu kes kannatab, see kaua elab. Ja kes kannatab, see kaua elab, on ju. No aga kas ikka elab? Sest ma arvan, et see, kes kannatab, hingitseb mugavustsoonis. Ja mugavus on täna meie igasuguse arengu suurimaks takistuseks. Ja ma arvan, et ka väga paljud füüsilised ja füsioloogilised probleemid ei saa õigeaegset tähelepanu, ei saa algfaasis ravi, sellepärast et me oleme normaliseerinud valuvaigisteid. Me vaigistame valu, aga tegelikult valu on märk sellest, et midagi on vaja muuta. Ja algfaasis on alati sellega lihtsam tegeleda, sest et nii nagu keha annab läbi füüsilise valu märku sellest, et kuule, hei, midagi on vaja teha, midagi on nihu, on ju. Ja noh, samamoodi on siin see üks valu, mis kaasneb kasvuga, on ju, teine valu on see, et jõu, kuule, midagi on nihu, ära tee nii. Noh, nagu pööra tähelepanu, sa siin lõhud mind või lähed endaga vastuollu. Sama asi on tegelikult ka emotsionaalse valuga. Et tegemist on kompassiga ja seda tuleb hakata märkama, seda tuleb hakata tunnistama, seda tuleb hakata teadvustama. Mitte alla suruma, ära pakkima, laskma asjadel ülihulluks minna. Ja noh, võimalik, et sul nüüd see asi on juba ülihull ja sa oled siuke, et näed, sul on hea öelda ja värki-särki. No point on selles, et kui sa nagu praegu oled siin ja sa oled ikka veel elus, siis ei ole liiga hilja. Päriselt ka ei ole. Ehk siis, kes kannatab, võib küll hingitseda kaua, aga mis elu see on? Ja kuna meie elu on tänu igasugustele tuimestitele, valuvaigistitele, alkoholile, sotsiaalmeediale, tont teab millele veel muudetud piisavalt mugavaks, meil on väga palju viise, kuidas vältida, põgeneda, mis tegelikult on ka seesama tausta story, selle toksilised mehed internetis, kes elavad oma viha välja kuidagi kus iganes võõraste naiste peal ja siis nagu toovad nähtavale tegelikult igasuguseid põnevaid taustalugusid, aga samas et noh, mis mind ajendas seda teemat tegelikult puudutama, on see, et mida rohkem me seda ühiskondlikul tasandil normaliseerime, seda rohkem me tegelikult edastame noortele poistele sõnumit, et näed, noh, nii ongi, on ju, sest et olgem ausad, et ühiskondlikul tasandil kõlama jäävad need nagu kõige valjemad hääled, mitte kõige loogilisemad, kõige mõistlikumad hääled, vaid kõige valjemad hääled. Mis tähendab seda, et tegelikult kõik need toksilised, mõnitavad, alandavad mehed ühel või teisel moel, otseselt või kaudselt, on eeskujuks meie kõigi lastele. Ja nad puudutavad ja mõjutavad väga erinevalt, aga tihtipeale sama mõjuga nii poisse kui ka tüdrukuid. Ja see minu point oli nagu selles, et me ei tohiks seda aktsepteerida, tolereerida ja samas ka see, et karistamine või sildistamine ei ole lahendus, mis tähendab seda, et meil on paremini seda probleemi mõista. Vastasel juhul meil ei ole absoluutselt mitte mingisugust pointi tegeleda koolikiusamisega, millega me tegeleme väga palju, samal ajal kui tegelikult me normaliseerime seda sama käitumist täiskasvanute hulgas. Ja see ongi see, kus me loome väga palju topeltstandardeid ja see on ka see koht, kus tegelikult ka meie lapsed ei saa meid vanematena austada, kui me nagu õpetame neile ühtesid väärtuseid või karistame neid millegi eest, mida me ise teeme. Ehk siis sisuliselt jätan ise kogu aeg nõud pesemata, aga karistan oma last selle eest, et tema nõusid ära ei pese peale seda, kui ta söögiga on lõpetanud. Ja see on see koht, kus jah, ma võin teda sundida läbi süü, häbi, hirmu seda tegema, aga ta ei hakka mind austama, sellepärast et mina ei ela samade põhimõtete järgi. Ja no arva ära, mida ta mudeldama hakkab ja mis loob tema sees hästi suure sihukese vastuolu. Ehk siis
kuhu ma nüüd tegelikult tahaks selle looga jõuda, sest see on uskumatu, kui pikalt ma olen sinuga rääkinud ja mul tegelikult päriselt ei ole õrna aimugi, kas sa oled suutnud minuga nagu nii pikalt siin selles paadis püsida. Ja ma loodan, et sa saad aru, et isegi kui miski, mida ma sulle kuidagi seletan, kõlab hästi hüplikult, siis tegemist ei ole mustvalge teemaga, see ei ole nii, et kui sa oled selles kohas, siis lahendus on see. Ja selleks, et kuidagi seda sulle nähtavale tuua, on minu meelest oluline nagu mingisuguseid ka neid siukseid kõrvalelemente ilmestada, et sul hakkaks tekkima siuke värvilisem vaade sellest, et mis värk selle kõigega on. Aga meil on hästi palju lugusid ja kannatus on nendesse lugudesse sisse kirjutatud. Ja see nüüd ei ole ainult Eesti eripära, ma ütleks, et see on siuke Baltimaade värk, on ju, aga see ei ole kõigis kultuuriruumides nii. Ja nüüd me jõuamegi sellesama sellise ajaloolise foonini, meie kultuurilise ajaloolise taustani, kogemuste ja lugudeni, mis mõjutavad täna meid ja mida me tegelikult kordame ja täiesti tarbetult anname edasi ka oma lastele. Kui me nüüd tuleme korra Eesti ajalukku ja ma väga soovitan sul, kui sul vähegi on võimalik, siis tutvu oma esivanemate lugudega ja oma esivanemate taustaga. Ja see on see koht, kus ma pean küll ma nüüd kohvi peale võtma, sest et päriselt arvasin, et ma saan sellest rääkida sulle mingi 15-20 minutiga ja siin me nüüd oleme, on ju. Samamoodi ma arvasin, et korra nagu puudutan seda teemat, et mis on mingite meeste valukoht ja kuidas tegelikult ühiskondlikul tasandil me anname seeläbi eeskuju nii poistele kui tüdrukutele ja mida me tolereerime, mida me normeerime, siis sellest saabki ühel hetkel nagu siuke kollektiivne hea tava, on ju. Ja ma arvan, et eriti kuna me elame sellises küllaltki väikeses külas, siis hea tava ei peaks olema see, et teine eestlane, eestlase lemmiktoit on teine eestlane ja see on vanasõna. Ja meil on väga palju selliseid vanasõnu, mis võrduvad tegelikult täna piiravad uskumused ja taustalood, mis juhivad meie elu. Ja kas sa tahad, et sinu laps kasvaks üles ühiskonnas, keskkonnas, kus teine tema liigikaaslane on talle nagu kõige suuremaks ohuks. Ja ma saan aru, et see on nagu mingisugune, et Helena, see on mingi idealistlik ja helesinine unistuse värk ja särke, on ju. Aga ma arvan, meil kõigil on nagu individuaalne vastutus nii omaenda elu eest, tegelikult meil on ka individuaalne vastutus selle hõimu eest, kuhu me kuulume. Ja ühest küljest peresüsteem on ju, aga tegelikult me täna ise loome kõik sellesama ühiskonna, me kõik oleme osa sellest ühiskonnast, mida me siin kuidagi protesteerime ja hukka mõistame nii edasi, on ju. Ja ühiskonnas on nagu mingid teemad väga-väga juba nähtavale tulnud. Sama mammut, millest me siis suga siin räägime, eks. Räägime siis mammutist. Igatahes, siinkohal tahan tänada ühte meest, kes tegelikult oma kommentaaris mainis Soomes töötavaid mehi. Ja seda, et kas siis mehed või naised, kes peab siis seda lugu muutma, on ju. Või kuidas lahendada see valem, on ju, et mees on ära. Ja siis mul oli siuke, et oota, aga see on ju väga pikem taustalugu ja tegelikult need ära olevad mehed, need füüsiliselt või emotsionaalselt kättesaamatud mehed. Ja siis seesama muster, et kuidas meil Eestis on nagu nii palju üksikemasid, üksikvanemaid, kuidas ka mehed, kes on võib-olla kodus kohal, ei ole emotsionaalselt või siis füüsiliselt või emotsionaalselt kättesaadavad oma laste jaoks, igal juhul kannatus on sama. Ja siis mul oli nagu see, et oota, aga nagu see on jumala oluline koht, ehk siis aitäh sulle, täiega aitäh, kui sa seda praegu siin kuulad, vaatad, siis aitäh sulle. Sa kuidagi andsid mulle üliolulise niidikese kätte ja mul tundub, et kõigest sellest, kõigist nendest karudest, mis sealt koopist välja tulid, ma tahan mingi hetk veel lähemalt rääkida, eriti kui tuleb välja, et juhuslikult on see kellegi jaoks oluline. Aga meil Eestis on olnud päris orjus. Ja tead mis? Me oleme puudutatud olnud sõja poolt, mis tähendab seda, et väga paljud ja rääkimata siis küüditamisest, on ju. Ja ma ei oska sulle täpselt öelda, kus kohast see siuke nagu muster algus on saanud ja ma täna ei oska isegi sulle öelda, kui väga oluline see on. Point on selles, et kui me juba näeme, et see nagu kordub ja et see kordub üle
ülegeneratsiooniliselt ja kui me näeme seda, eriti kui sa näed mingi asja, mingisuguse valu või kogemuse kordumist oma elus, siis pane sinna hüüumärk. Seal kusagil on mingisugune lugu. Ja siis on sul vaja lihtsalt, sa tõmbad ligi või leiad või siis surud mingisse rolli mingid inimesed, kellega sul on võimalik seda lugu välja mängida. Tuhka-Triinu ei saaks olla Tuhka-Triinu, kui poleks võõras ema, võõrasõdesid, haldjat, printsi ja isa on ju, ja surnud ema. Tuhka-Triinu ei saaks ilma nendeta. Seda süžeed ei oleks võimalik välja mängida. Nüüd, kas see süžee võib ajas nagu pisut nagu areneda, et noh, et võõras ema rolli satub hoopis mõni mees on ju ja võõras õdede asemel on hoopis võõras vennad ja nii edasi, et jaa, need inimesed saavad seal vahetuda ja väga tihti, vot see on see koht, kus mul enne ka kuidagi mõte poolikuks jäi, et me tihti arvame, et kui nüüd Tuhka-Triinu saab välja sellest hurtsikust või kus iganes ta elas, on ju, et siis nagu lossis on teistmoodi, et nagu kannatused saavad lossis otsa ja muinasjutud ja lood lapsepõlves me oleme loonud väga mustvalgeid seoseid ja väga palju nende mustvalgete seostega täna mängitakse ka ühiskondlikul tasandil. Aga Tuhka-Triinu kannatus ei lõppe sellega, kui ta lossi saab. Mis tähendab ka seda, et me väga tihti arvame, et kui mul oleks nüüd, ma ei tea, kas mingi vara, mingi staatus, mingi X summa raha, midagi, siis mul saab see kannatus otsa. Igatahes mul tekkis see hull heureka selle koha pealt, et noh, et mingisugused mehed ka on ju, kes siis nagu käivad kuskil sõjas ära ja siis arvavad, et kui see saab kuidagi üle elatud või mingi asi saab ära lahendatud, et siis nagu vot siis saabub see mingi lahendus, et siis kuidagi on kõik hästi. Ainult siis selleks, et jälle pettuda ja no kui sa juba kordades oled nagu läbi mänginud seda suurt kannatuste mustrit, siis paratamatult hakkab see lootus kaduma. Et okei, et vahet ei ole, mida ma teen, kõik kordub nagunii igal juhul. Nüüd, kui sa oled selles kohas, kus sa päriselt tunned, et vahet ei ole, mida ma teen, tulemus on alati sama, vahet ei ole, kui palju ma pingutan, vahet ei ole, teen oma parima, aga tagajärg või tulemus on täpselt sama või minu kannatus on täpselt sama, siis tuleb hakata otsa vaatama sellele süžeele, mis sinu elu saadab. Noh, see saatus on ju, aga saatus ei ole midagi müstilist või mingisuguse jumala poolt paika pandud. Saatus on lihtsalt lugu, mida sulle on räägitud, mida võib-olla põlvest põlve on edasi antud ja mida nüüd oled sina hakanud ise endale rääkima. Ja enda mina pilti ja seda, mida sa enda jaoks võimalikuks pead, sul ületada ei ole võimalik. Maailma ei näe me sellisena, nagu see on, me läheme maailma läbi enda filtrite ja inimesi enda elus kipume me ka paigutama mingitesse rollidesse. Ja ma saan ju väga hästi aru, et need samad inimesed, kes nagu absoluutselt ei tea mind, aga tulihingeliselt vihkavad mind internetis, nende jaoks paigutun mina nende loos mingisugusesse rolli, ma ei tea, kurinõid või võõrasema või kes iganes. Ja nüüd minu vastutus ei ole aru saada, millises rollis ma nende jaoks olen. Ammugi ei ole mul vaja vahetada enda elu selle vastu, et jäädagi sellesse kõrvalrolli kellegi teise elus. Küll aga mul on võimalik läbi selle päris palju aru saada erinevatest näidenditest ja lugudest ja kõigest muust. Tuleme tagasi Eesti taustaloosse. Eesti taustaloos naistel on olnud väga raske. Ja tead mis? Meestel ei ole olnud ka kergem, sellepärast et väga paljud mehed kas siis küüditati, lasti maha, saadeti sõtta, paljud mehed jäid sõjas surema. Tead, kui palju meil on nagu esivanemaid, esiisasid, kes polegi saanud hauda, sest nad on jäänud üksi kuhugi lahinguväljale surema, kes on nagu kuidagi umbisikuliselt lihtsalt kahurilihana kuhugi üldhauda visatud, on ju. Meil on nagu päris raske taustalugu ja see taustalugu on läbi mänginud mitmel erineval moel. Küll on sõdamehed ära võtnud, siis on nagu mingid katkud mehed ära võtnud, siis on mehe ära võtnud töö. No kas või lähiminevikust kasutame seda Soomet, on ju, et kui paljud mehed läksid Soome tööle, noh, nii-öelda ka võitlema oma pere heaolu eest, on ju. Ja kui parasjagu ei ole ka sõda ja kui parasjagu ka töö meest ära ei võta, siis väga paljud mehed on hädas oma sisemiste teemonitega. Ja sealt tulevad ka need samad mehed, kes on küll füüsiliselt kohal, aga on emotsionaalselt kätte saamatud. Ja ma tahan sulle nagu võib-olla jätta sellega kõlama, et tea seda, et laste jaoks teinekord
emotsionaalselt kättesaamatu isa, sulgudes ka ema, on ju, on nagu väga palju hullem kui füüsiliselt kättesaamatu vanem. Sellepärast, et vaata, kui ma näen seina ja ma tean, et seal teisel pool ei ole kedagi, see on üks asi. Mul on seda lihtsam toime tulla. Aga palju keerulisem on mul toime tulla sellega, et kui ma näen, et nagu inimene, keda ma armastan, kes võiks mulle anda armastust, istub siin selle diivani peal, aga meil on müür vahel. Ja ma ei saa aru, mis müür see on. Ma ei näe seda müüri. Ma ei mõista seda müüri. Ehk siis kunagi olid meil mehed, kes läksid sõtta, mehed, kes küüditati ära, mehed, kelle võttis ära katk, kelle võttis ära raske töö. Vaata, mis on meil meeste siuke klassikaline suremuse põhjus, enneaegse suremuse põhjus on ju. Ja mis on see, mida kasutatakse seal, näed, tööstress on ju. Mehed, kes 40-ndates, 50-ndates lähevad oma mingisuguste infarktide, insultidega on ju. Et raske tööalane stress, ehk siis meil Eestis ja vaata päriselt tunneta, kuidas see sind kõnetab. Võimalik, et see absoluutselt ei kõneta sind. Võimalik, et sa absoluutselt ei nõustu mitte millegiga, mida ma sulle räägin, aga kui sa sellega mitte millegiga ei nõusta, siis ma ei tea, miks sa siiamaani seda kuulad ja kui sa kõike seda siiamaani kuulad lihtsalt selleks, et pärast toksiliselt hinnanguline olla, siis ma annan sulle selle tähelepanu võime eest juba medali. Aitäh sulle, respekt. Igatahes, kui nüüd miski sellest sind kõnetab ja päriselt püüa tunnetada, kuidas sind kõnetab taustaloona see, et mees on ära. Tead mis? Alkohoolikust meestega on sama värk. Nad on ka ära. Töönarkomaanid on ära. Mees, kes läks Soomesse, on ära. Mees, kes läks sõtta, on ära. Mees, kes täna on nagu iseendaga väga pahuksis, on emotsionaalselt ära. Mees, kellel on nagu hullult valus ja kes isoleerib ennast teiste eest, on ka ära. Mehed on ära. Ja nüüd, kuna mehed on ära, siis naistel on raske. Ja seesama naised jäid lastega üksi ja peavad olema kõigile kõike, peavad nagu kõigega ise hakkama saama. See on küll nüüd siuke eskaleerunud, võimendunud, nähtavale tulnud teema, aga see ei ole meil siin esmakordne. Meie esiemad, enamus meie esiemadest jäid sõja ajal üksi oma lastega. Ja enamus nendest emadest tollel hetkel õppis kartma, et äkki sõda jätkub ja kui neil on poeg, siis äkki poeg võetakse ka ära. Ja juba sealt tekib väga palju igasuguseid seoseid ja taustalugusid. Ja tegelikult juba sealt tekivad, ja ma arvan, et see on isegi veel kaugem, aga praegu jääme korra sõja juurde, see on minust piisavalt kauge, piisavalt oluline. Sõda võttis mehed ära, midagi võttis ära. Töö võttis mehed ära, alkohol võttis mehed ära, teine naine võttis mehed ära, vahet ei ole, mis on ju. Aga mees on ära. Saatus võttis mehe ära, sai surma sõjas. Jäi kadunuks sõjas, kõige hullem asi, mis saab olla, mees jäi kadunuks sõjas. Elu on pausil, edasi ka ei lähe. Minu meelest väga hästi on näha täna väga paljude naiste lugudes, lähevad kellegiga lahku ja siis nagu justkui jäävad ootele terveks eluks, et ei lähe eluga edasi, sest jäävad justkui ootama, et aga äkki tuleb tagasi, nad ise ei saa aru ka, et oota, mis lugu see on. Aga näed, ema jäi niimoodi kedagi ootama, vanaema jäi kedagi ootama, et minu peresüsteemis tegelikult ongi. Kusagilt sai algus, aga seda sama lugu me kordame. Ehk siis mehed on ära ja naistel on raske. Naine jääb üksi kogu koormaga, kogu majapidamisega, kõigi majanduslike probleemidega. Naine ei saa olla naine, naine peab olema tööloom, peoloom. Naine peab ise võtma vastutust kõige eest. No tegelikult nagu valdavalt naisele ei väga palju kohustusi on ju. Ja olgem ausad, et see siuke nagu laialt levinud selline hinnang hukkamõist. Ma olen palju kuulnud mingid mehi, et naised ei ole naiselikud on ju. Tead mis? Ega meil ei ole tegelikult ka naistena olnud eriti palju selliseid naiselikke eeskujusid. Et enamus ikkagi meie esiemadest, nad ongi päriselt pidanud nagu põllutööd tegema, rassima, rapsima, tegema kõik endast sõltuva, et lapsed jääksid ellu ja tead mis, kui need naised kunagi poleks seda teinud, siis täna ei oleks meid. Ja minu meelest on erakordselt ja tegelikult ka see, mida ma sulle nüüd ütlen, mul nagu kulus ikka, ma arvan, mingi tubli 30 aastat, et sellesse kohta jõuda, aga kes kurat oleme täna meie, et tühistada oma esivanemate kannatusi ja anda hinnanguid sellele, kui hästi nemad tulid toime selles olukorras, selle raskusega, seal, kus nemad olid.
Ja tegelikult ma väga soovitan sul vabaneda ka sellest üleolevusest, kus sa nagu annad hinnanguid mineviku endale. Õpi, tee täna paremini. See oli ära. Ja me ei saa tegelikult ka objektiivselt näha oma esivanemate lugusid ja kui sa täna vaataksid objektiivselt oma esivanemate lugu, siis sa saaksid väga paljuski tõmmata paralleele ja tuua nähtavaks selle, mis sinu eluloos toimub täna, on ju. Et endalegi üllatuseks, et isegi siis, kui sa kunagi otsustasid, eriti kui sa kunagi otsustasid, et mina küll ei ole selline nagu minu vanemad, ma teen kõike teistmoodi, siis suure tõenäosusega sinu elulaval mängib välja täpselt sama lugu. See on see äärmuslikkuse värk, on ju. Et lähen teise äärmusesse ja siis tulemus on täpselt sama. Lahendus on alati keskel. Lahendus on keskel ja tavaliselt tasand kõrgemal. Aga ka esivanemate lugusid ei ole sul võimalik näha, kui sa oled laetud hinnangutega. Samamoodi, olgem ausad, ega ma ei saaks sulle täna sellel teemal siin niimoodi rääkida, kui mul oleks endiselt aktiivne valukeha seoses meestega või meeste poolt põhjustatud kannatustega. Ja ma ütlen, et ma olen hullult tänulik tegelikult ka sellele, et ma olen poja ema, sellepärast, et ma ei saa mehi vihata, sest mehi vihates vihkaksin ka omaenda poega. Ja see on minu arust veel üks hästi oluline aspekt, et kui sul on nagu mingisugune naine, tegelikult nagu ka ma arvan, et on päris palju naisi, kes ma arvan millegipärast, et enamus, kes seda videot vaatavad, on naised, aga kui keegi, kas vastassoo esindaja või sama soo esindaja on sulle kunagi midagi haiget teinud või kui sul on nagu mingisugune sihuke nagu kast, on ju, kõik naised või kõik sellised naised, siis tea, et sa paned kõik vägisi sellesse rolli, mehed on sead, surun kõik mehed mutta, sest sea koht on kus, on ju. Vahet ei ole, milline mees on, ma surun ta sinna ja siis ma surun teda sinna nii kaua, kuni ta hakkab käituma nagu siga. Ja kui ta ei käitugi nagu siga, ma hakkan tõlgendama seda nagu seana, on ju. Et ma väga-väga soovitan sul olla ülitähelepanelik selle osas, kui sa kipud üldistama ja kui sa kipud üldistama eriti nagu sellistes kohtades, kus sa tegelikult ei tea. Et märka seda enda puhul ja kasuta nagu selliseid asju, mis pinnale tulevad sellise materjalina, et oota, aga nagu ühesõnaga arenda sellist nagu konstruktiivset uudishimulikkust selle vastu, mis su sisemaailmas ja su peresüsteemis ja su elus toimub. Sest et teised inimesed üks-ühele ei ole peegel, päriselt ei ole. Ja ma ei tea, kui palju ma tahan sel teemal rääkida, sest et ikka on nagu siuke vaata peeglisse ja asi on sinu, see värk ja särk ei ole. Teised inimesed, puhtaid peegleid on väga raske leida. Küll aga elu läbi olukordade ja kogemuste peegeldab meile asju. Ja läbi selle olukorrapõhise elulise peegelduse on tõesti võimalik väga hästi õppida, näha lugusid, näha seoseid, näha, millistesse rollidesse mingid inimesed satuvad, milliseid inimesi ma ligi tõmban, kuidas nad mind mõjutavad ja see annab võimaluse midagi muuta. Ja ma väga soovitan teha, mis on vaja. Ma tegelikult ütleks sulle, et tead, mis piisab otsusest. Otsusel on nagu retsilt suur jõud. Ma usun, et sa oled seda juba kogenud. Aga piisab otsusest, et ma nagu lihtsalt enam ei võta oma vanemate kallal. Nagu I'm done. Nagu tegid, mis nad tegid oma parima. On need, kes nad on. Tulid toime sellega, millega oli vaja toime tulla ja nii-öelda voolisid sellest taignast, mis neil oli, seda, mida nad oskasid voolida. Nüüd, kui mina ei taha pagar olla, aga ma olen kogu aeg kasvanud üles pagarite keskel, fine. Paratamatult mind on püütud kasvatada pagariks. Ma olen õppinud mingid oskused, mingid teadmised, mis ma nendega nüüd peale tahan hakata. Aga mehed on ära ja naistel on raske. Mehed, kes hülgavad, naised mingisuguse vastutuse ja koormaga lähevad ära, naistel on raske. Mehed, kes on emotsionaalselt kättesaamatud, mehed, kes jäävad haigeks, mehed, kes tegelevad oma mingite traumadega. No ja naised, kes täidavad siis kogu tühimiku, ei ole piisavalt naiselikud, siis on mehel vajaka naiselikust energiast, siis on naine justkui nagu süüdi, et ta seda naiselikku energiat ei anna, aga siis naistel on muide tendents nagu kompenseerida kõike, ehk siis selles mõttes, et tegelikult loodus on loonud emased üldjoontes, kui sa vaatad loodust, siis looduses on mõnevõrra teisiti, looduses väga tihti emas isendid on need, kes jäävad hoolitsema oma järeltulijate eest, kes tegelikult kaitsevad oma järeltulijaid ohtude eest, teinekord isegi isaste eest, nende bioloogiliste isade eest.
ja kütivad ja värki on ju, et naistel on võime kompenseerida ja ma tean küll, et täna nagu inimkond on väga nagu läbi teaduse, tehnoloogia täiega loodusega vastuollu minemas, noh stiilis, et ma arvan, et minu meelest meestel on ka vist mingid emakad külge õmmeldud ja nad saavad ka lapsi. Nagu fucking with nature on meile hästi omane, aga tegelikult on nagu mingisugused funktsioonid, mida mees täita ei saa. Noh, selles mõttes, et loodus ei ole loonud mehi lapsi saama ja loodus ei ole loonud mehi lapsi rinnaga toitma. Ilmselgelt tänapäeva teadus annab võimaluse teha kõike valimatult. Kas see on hea või halb, see on mingisugune täiesti teine teema, aga naised on võimelised kompenseerima ja nüüd ega naine ei saa tunda ennast naisena ega pakkuda seda naiselikku hoolt ja armastust, kui tema on nagu sellises ellujäämises. Ja ta ei saa tulla sellest ellujäämisest välja, kui tal on taustal lugu, et kogu aeg on ohtlik ja raske ja kui tema kogu aeg midagi ei tee, siis kas tema ise, kas tema järeltulijad või siis tema hüpoteetilised potentsiaalsed tulevased järeltulijad ei jää ellu. Mis tähendab seda, et väga paljud Eesti naised on tegelikult kogu aeg sellises nagu võitle tardu, võitle, tegutse, ära jää seisma, hoia kõiki palle õhus, täida kõik kohustused ise. Seesama iseseisvus ei ole see, et tänapäeva naised on nagu hukas või panevad mehi paika või mis iganes. Kindlasti on ka neid naisi, kes on nagu nii pettunud meestes, sellepärast et miks naised pettuvad meestes? No come on. Kui minu lugu on see, et naisel on alati raske ja naine peab kogu koormat üksi kandma, siis millise mehe ma enda kõrvale võtan või ligi tõmban, et ma saaksin seda lugu välja mängida. Valdavalt kas siis nõrga, emotsionaalselt kättesaamatu, füüsiliselt kättesaamatu või sellise, kes jätab mu mingisuguse korraliku koormaga üksi. See on see, kuidas alateadlikud lood ennast välja mängivad. Nüüd, mida rohkem selline asi kordub, siis seda rohkem kinnitab see sellele naisele seda sama lugu. No vastupidi meeste puhul ka, on ju. Nüüd, mida rohkem see lugu juba kordub isiklikus elus, siis seda rohkem see hakkab muutuma selliseks elu läbivaks absoluutseks tõeks. Ja see on see siuke nagu self-fulfilling prophecy, ehk siis see siuke iseennast kinnitav needus, on ju. Et nagu rääkisin endale selle loo, näe, nüüd juhtuski, nüüd ma tean, et juhtuski, nüüd ongi niimoodi, nüüd nii juhtubki ja mida rohkem ma seda lugu endale räägin, seda rohkem juhtub ja mida rohkem seda juhtub, seda rohkem ma ütlengi, et see on absoluutne tõde ja nüüd, kui see on minu absoluutne tõde, siis ei ole lootustki, et nagu juhtub midagi muud või juhtub teistmoodi. Mehed on ära, naistel on raske. Nüüd sellest naistel on raske ei saa välja lihtsalt nii, et nüüd nagu mingi mees tuleb, ütleb, et kuule, et aga tee nii, et sul ei oleks raske või et tegelikult ei ole raske või ma ei tea, ole naiselikum või kanna paremini välja või mida sa hädaldad, mida sa vingud, on ju. On väga palju naisi, kes on väga palju pettunud meestes, on väga palju naisi, kes on muide pettunud ka nendes meestes, kes on enda mehed ära võtnud, tead küll, Siber, sõda ja värgid, on ju. Et see taust on nagu väga palju sügavam, aga senikaua, kuni me lahmime, näitame näpuga kuhugi mujale ja ei too nähtavale seda taustalugu, siis ega me seda ka muuta lahendada ei saa. Me lihtsalt loome üha suuremat sõda enda sees, enda lähedastes suhetes, ühiskonnas, lõhestame, võimendame konflikti. Nüüd mehed. Mehed, kes jäid lahinguväljale üksi, kes võeti ära kusagilt, kes ei ole saanud olla seal ja ma olen päris kindel, et sõtta läks päris palju selliseid mehi, kes tegelikult südamest armastasid oma naisi ja oma lapsi. Ja ma kujutan ette, et see oli nagu rets valu, mis tähendab seda, et see on üks asi, mis on sisse programmeeritud ja nendel meestel ei olnud võimalik seda valu tunda ja ma tahan seda rõhutada. Sinu esiisadel, kes kunagi läksid sõtta, päris kindlasti oli neil väga-väga valus, sellepärast et nad pidid maha jätma oma pered, oma kodud ja nad pidid seda tegema mitte vabatahtlikult ja mul on millegipärast siuke tunne, et analoogne asi on kordunud ka paljude meeste puhul, kes Soome tööle läksid, on ju. Ja noh, kindlasti samalaadne asi kordub paljude meeste puhul, kel naised jätavad maha või kes on nagu, ma ei tea, mingisuguse sõltuvuse hädaga pahuksis, kes on iseendaga nii emotsionaalselt pahuksis, et nad ei suuda olla kättesaadavad oma lähedastele, aga mehed läksid sõtta ja nüüd vaata, kuna paljud nendest meestest, olgem ausad, tagasi ei tulnud, siis ega sellele pole kohta antud, sellest pole ka nagu räägitud.
Ja nüüd needsamad mehed, kes nagu võeti justkui ära ja teiste meeste poolt võeti vägisi ära ja Eesti mehed on pandud ju varasemalt võitlema ka selliseid lahinguid, mis ei ole olnud omad. Noh, tead nii-öelda nagu, et sul ei ole valikut. Noh, kas sa tahad või ei taha, sa pead seda tegema. Ei ole see, et ma lähen vabatahtlikult sõtta, tead see kangelase, sõdalase teekond on ju, vaid et tuli minna, pidi minema. Ja minu meelest see täna kajastub ka hullult hästi meie ühiskonnas, sest et üks asi on see kangelase, sõdalase teekond. No ma usun, et sa tead, millest ma räägin, et nagu sihuke, et ma lähen ja ma seisan oma tõe, oma väärtuste eest, kaitsen oma lähedasi. Ja nüüd väga paljusid meie esiisasid, nad ohverdasid oma elu ja kõik selle, mida nad armastasid, millegi nimel, mida nad tegelikult nagu, nad ei uskunud sellesse. Neid sunniti seda tegema. Ja see on nagu päriselt, panen siia ka ühe sihukese nagu hüüumärgi on ju. Aga nüüd nendel meestel oli valus. Ja nendel ei olnud võimalik seda valu kuskil läbi kogeda. Noh, tead, mehed ei nuta on ju. Huvitav, kust see küll veel alguse on saanud. Sellepärast, et sa ei saa minna sõtta ja seal emotsionaalselt käest ära olla. Sa ei saa minna sõtta vaenlaseid tapma või olema ise kahuriliha. Ja olgem ausad, väga paljud meie esivanemad, esiisad olid lihtsalt kahuriliha. Mupetid võõras mängus. Ja emotsionaalsel mupetil või arglikul mupetil sinna asja pole, mis tähendab seda, et ei tunne mitte midagi. Tunded tuleb kinni panna. Ja see on muide see koht, kus väga paljudel meestel on tegelikult teadlikult või alateadlikult tekkinud sihuke must-valge mõtlemine. Noh, et on nagu vaenlane ja tuleb hävitada, on ju. Ja väga paljudel naistel tegelikult ka selles ellujäämises tekkis ka must-valge mõtlemine, sest et mis sa arvad, et siis kui nende naiste mehed olid kusagil sõjas, et kas siis mitte teised mehed ei võinud nendele naistele kannatusi põhjustada? Sest et mina tean minu peresüsteemist küll neid lugusid, kus minu vanaema pidi, ma ei tea, mingit toitu peitma ja minu vanaema peitma sellepärast, et mingisugused võõrväelased tulid ja tegid kõik tühjaks ja siis neil oli nälg ja noh, see ilmselt ei kujuta ettegi, kui paljusid tegelikult nendest naistest ka tollal kuritarvitati, väärkasutati, väärkoheldi. Ja noh, need on ilmselgelt need asjad, millest nagu ei räägitud, eks ju, kellele sa seda räägid ja kõik on tabu ja kõike mõistetakse hukka ja tuleb ellu jääda. Ja me oleme visad, me oleme kanged, on ju. Aga mehed, neil oli valus, neil oli emotsionaalselt valus ja siis tuli minna ja tuli sõdida millegi eest, millesse sa ei usu, tuli täita käsku vastumeelselt, tuli maksta võib-olla oma eluga. Paljud nendest meestest jäid kuskile lahinguväljale ja ma rõhutan seda, ihuüksi surema. Väga paljudel nendest tuli võidelda omade vastu, tuli tappa omasid. Väga paljud nendest, võib-olla nende viimased tunnid võisidki olla niimoodi, et nagu omad ei tule appi, on ju. See kõik mõjutab meid tänaseni ühel või teisel moel. Ja kui sa ütled, et see on sihuke voodoo ei ole võimalik, siis no come on. Kujuta nüüd ette, et seesama naine on ju, kelle mees läks sõtta. Kujuta ette, et tal on tütar. Ja tema kaotus oli nagu nii suur ja ta ei toibunudki sellest ja ta jäi elu lõpuni ootama seda meest. Mis sa arvad, kas ta nagu julgustab oma tütart, et kuule mine, armasta nagu kogu südamega täiel rinnul on ju. Ja oletame, et veel sellele naisele võib-olla mingisugused võõrväelased põhjustasid mingeid kannatusi on ju. Ta hakkab hoiatama seda tütart meeste eest. Ja ta hakkabki hoiatama seda tütart, et ta võib-olla nagu liialt emotsionaalselt seotud ei oleks. Et õpetab sellele tütrele juba ja teeb seda hästi heast, siirast tahtest, selleks, et ta tütrel kergem oleks, aga ta õpetab sellele tütrele, et kuule, aga hoia seda müüri seal ees. Ole kange, looda ainult iseenda peale. Ja meil on väga paljudel Eesti naistel on emad õpetanud seda, et ära looda mehe peale, sest sa iial ei tea, millal mees võib ära kaduda. Ja me täna võtame seda hästi üks-ühele, et me ei saa mehi usaldada. Aga tegelikult point on selles, et me kunagi usaldasime mehi Eestis naistena. Meie esivanemad kunagi, meie esiemad usaldasid mehi. Aga need mehed kadusid ära. Ja need mehed võeti ära, nad ei tulnud tagasi. Ja siis oli väga raske üksi toime tulla. Ja väga paljud meie esiemadest on meid ette valmistanud ajalooliselt selleks, et no tule üksi toime. Et see ei niidaks siin nii väga jalust maha. Ja see naiste pool, kuna naised jagasid, naised lõid kogukondasid, paljud naised kasvatasid lapsi kogukondlikult, siis jaa, see on nagu mingi üks osa, kuhu on rohkem valgust heidetud. Kuigi mulle siiski vahetevahel tundub, et sellest kuidagi räägitakse sellises ohvrimeelses toonis ja varjundis. Ja kui me vaatame sinnapoole sihukese nagu, et meil ongi raske või raske saatus või Eesti naine on raske olla või tööloom, mis iganes on ju, siis me ei saa aru sellest jõust.
Ja me ei õpi seda jõudu ka kasutama, sest et mina julgen küll täna väita, et nagu keskmisel Eesti naisel on nagu väga palju rohkem sisemist jõudu, mida ta võiks rakendada just nimelt enda unistuste realiseerimiseks või siis miks mitte ka mõne mehe toetamiseks, on ju. Aga nüüd need mehed, kelle kannatustele pole antud kohta, mehed, kes on kaotanud midagi olulist, mehed, kes on jäänud üksi surema, keda pole mitte keegi aidanud, mehed, kes pole olnud olulised, mehed, keda pole märgatud, mehed, kes võisid lahingus viga saada ja keda ka ei märgatud ja nii edasi, nii edasi. Kas sa näed juba mingisugust seost selle vahel, mis kordub täna? Et kuidas tegelikult paljud mehed ennast täna tunnevad? Sest mina näen ja ma näen hästi suurt seost ka selle vahel, et mees on ära, kas füüsiliselt, emotsionaalselt, mentaalselt, mis tahes moel, on ta siis nagu ära sellepärast, et ta on ära läinud, on ta siis ära sellepärast, et ta on kogu aeg tööl, on ta siis ära sellepärast, et ta on emotsionaalselt kättesaamatu, mees on ära ja naisel on raske. 2 lugu ja need nagu lähevad ideaalselt kokku, sest tegemist on sama looga. Kui mees on ära, on naisel raske. Kui naisel läheb raskeks, mees peab ära minema või eemalduma või distantseeruma. Sellepärast, et paljuski naiste raskus ei ole ainult nagu individuaalne raskus, see on kollektiivne raskus, tihtipeale seda raskust on liiga palju, et üks mees ei suudagi seda välja kanda. Aga naistel on raske. Kui mees on ära, on naistel raske. Ja kui nüüd naistel on nii raske ja mees peaks tulema ja mees peaks jääma, siis ei saa enam seda raskuse lugu läbi mängida. Ja minu meelest on see nagu nii oluline koht. Ma nii loodan, et see sõnum jõuab sulle kohale, aga kui nüüd lugu on, et mees on ära ja naisel on raske, siis kui mees peaks tagasi tulema, siis naisel ei ole enam raske. Mis tähendab seda, et kui sa naine, sa praegu kuuled seda, siis sul tuleb loobuda enda raskest loost, enda raskest saatusest. Vastasel juhul ei ole sul võimalik luua sellist lugu, kus mees tuleb ja jääb. Ja kus nagu ei ole mingit vante ega mingisugust muud jura, ei muutugi alkohoolikuks ega midagi muud, on ju. Ja samamoodi, et mehed, kes on ära. Tere tulemast aastasse 2026. Sa ei ole üksi haavatud suremas kusagil lahinguväljal, tegemist on loo ja tegemist on illusiooniga. Ja kui raskes kohas sa aga poleks, siis tegemist ei ole 40-ndatega või tont teab mis aastatega, on ju. Ei ole igal pool sinu ümber ainult vaenlased. Ei ole nii, et kui sa oled haavatud, siis nüüd ongi ainult mingisugune kindel surm ja tuleb teha võimalikult head nägu, sellepärast et kui keegi teine saab aru, et sa oled vigastatud, siis äkki nagu löövad ise maha või jätavad maha või mis iganes, on ju. Aga kõik su ümber ei ole vaenlased. Ja tead, mingites kohtades, jah, võib-olla sul on vaja, tead seda mingit meditsiinilist abi, on ju, või nagu sihukest välist abi. No tead, nagu lahinguväljal ka vigastatud sõdurid viidi sinna mingisuguse meditsiinitelki ja siis nad said seal mingit esmaabi, on ju. Aga mingites muudes kohtades on sul võimalik endal võib-olla see, ma ei tea, mingisugune pind või miski välja tõmmata. Ja teine asi on nagu see, et kui sa nagu näed enda loos seda sama värki, et on nagu kogu aeg on valus, sa oled selle valuga üksi ja siis selle valu juures tuleb teha head nägu. No ma ei tea, oled kaotanud midagi olulist. Ja ühesõnaga, tunneta korra, mängi läbi, kas seesama lugu, mida ma sulle kirjeldasin, et kas seesama asi, mis võib-olla nagu kordunud meie esivanematega läbi sõja, võib-olla sina oled kuidagimoodi olnud puudutatud sellest, no mehed läksid Soome tööle, on ju. Võib-olla sa näed ise, et sa täna oledki nagu kättesaamatu mingisugusel põhjusel. Võib-olla sellepärast, et sa ei oskaks nagu toime tulla muud moodi, kui sa tuleksidki koju, ei teeks nii palju tööd või päriselt emotsionaalselt avaksid ennast, aga point on selles, et me mängime seda lugu läbi koos. Ja me mängime neid lugusid läbi koos suhetes, meil kõigil on oma sellise varjundi ja nüanssiga need lood. Ja sellepärast me leiamegi neid teisi inimesi, kellega neid lugusid läbi mängida, siis me vahepeal leiame need teised inimesed, kellega me saame seda lugu muuta. Ja siis, kui me oleme seda lugu muutnud, siis nagu tulevad meie ellu hoopis teistsugused inimesed ja vahetevahel need inimesed meie minevikust, et me saame ka koos suhtes olles seda lugu muuta, aga see nõuab nagu mõlemalt poolt seda teadlikkust ja valmidust ja soovi ja tahet. Et ühepoolselt üldjoontes seda muuta ei saa ja võt nüüd me jõuamegi sinna, et Helena, miks sa topid oma nina teiste asjadesse, sellepärast et mina võin siin muuta oma lugusid nii palju, kui tahan, aga
ühiskond on alati suurem kui mina. Noh, alustuseks peresüsteem on suurem kui mina, aga ma saan seal läbi nii-öelda enda eraldi üksuse loomise ja minevikuga rahu tegemise küllaltki palju muuta. Aga nüüd vaata, ühiskond on väga palju suurem kui mina ja väga palju suurem kui minu perekond. Mis tähendab seda, et ma ei saa olla saar keset Eestit. Ma ei saa ennast eraldada teistest eestlastest, sellepärast et paratamatult seesama mehed on ära, naistel on raske värk, ju ümbritseb mind. Mäletad sedasama Küla ja Katku, eks? Et ma ei taha olla ainus tüüp, kes peab istuma kusagil 4 seina vahel, et kuidagimoodi püüda ennast tervendada katkust või siis nagu vältida katkuga nakatumist. Ja erakordselt sihuke nagu ressursikulukas on nagu kogu aeg nakatuda katkuga ja siis nagu ennast tervendada sellest. Ja tohutult energiakulukas on ka see, kui ma peaksin oma last kogu aeg kasvatama niimoodi, et see on ohtlik džungel on ju, sa ei tea iial, kes on täpselt zombi seal. Ära mine mitte kunagi kellelegi piisavalt lähedale, et ta sulle pihta ei saaks tulla, sest muidu äkki sa oled ka sellest nakatatud. Ehk siis me tegelikult ei ole nii väga nagu eraldatud ja vahetevahel mingisugused ühiskondlikud asjad tegelikult puudutavad meid nagu väga palju isiklikumalt. Me oleme teineteisega väga palju rohkem seotud, kui me sellele aru anname ja tihtipeale point on nagu selles, et kas sul saab ikkagi päriselt väga hästi olla, kui sa oled ümbritsetud inimestest, kes kannatavad. Ja mina ei taha olla, ma tahan olla õnnelik inimene, aga ma ei taha olla ainus õnnelik inimene maailmas, kus kõik teised kannatavad. Ja ma tahan olla ümbritsetud inimestest, kes on ka õnnelikud, mitte alati rõõmsad, ma ei räägi dopamiinilaksust, on ju, vaid nagu foonina rahul oma eluga, on ju. Ja vahetevahel, kui mul on kehv päev, siis ma tahan, et ma võiksin näiteks minna spontaanselt suvalisse toidupoodi ja siis keegi nagu naeratab mulle ja kuidagi nagu tõstab mind siis, kui ma seda vajan, on ju. Ja ma tahan ise olla teinekord kellegi jaoks see inimene ja see on see, kuidas me oleme omavahel seotud. Ma usun, et sa tead, millest ma praegu räägin, sest tõenäoliselt oled sina kunagi mingil süngel päeval mõne sellise inimesega kokku puutunud. Tõenäoliselt oled sina olnud kellegi jaoks kunagi see inimene. Ehk siis sa näed juba seda sellist nagu seotust. Et me ei ole nii väga saared ja me tegelikult mõjutame palju rohkemaid inimesi iga päev enda ümber. Palju rohkem kui me arvame ja sageli palju vähem teadlikult, kui me isegi aru saame. Ja ma väga loodan, et mida iganes ma siin olen sulle nüüd varsti või peaaegu 2 tundi rääkinud, et miski sellest kuidagi jäi sulle kõlama ja selle asja eesmärk tegelikult täna ei ole, see ei ole sul mingi plaaster või sinine või punane tablett. Sellepärast, et ma ei ole siiani suutnud mingit sinist-punast tabletti sellele kollektiivsele probleemile või nagu korduvatele lugudele, mustritele leiutada. Ja ilmselt, kui ma selle leiutaksin, siis on ju. Et minu eesmärk oli natuke nagu mingeid asju sulle selgitada, et loksutada sinu paati. Sellepärast, et võimalikult, et sa tunned ennast väga üksi, väga eraldatuna oma kannatustes ja võimalik, et sa võtad oma kannatusi, oma raskust liiga isiklikult ja tegelikult üritad seda lahendada viisil, kuidas sul seda lahendada ei ole võimalik. Et tegelikult ka sellise suurema osa teraapia eesmärk on just nimelt teha rahu mingite asjadega, vabastada emotsionaalne laeng ja üle vaadata need samad lood ja seosed ja mitte jääda igaveseks minevikku kaevama, vaid nii-öelda jätta selja taha see üleliigne koorem, võtta vastu see jõud, ja paratamatult mida suuremat koormat oled sa kandnud, seda tugevamaks oled sa kasvanud ja siis liikuda edasi. Ja ma arvan, et me ei peaks tühistama Eesti naiste jõudu, sellepärast, et Eesti naised on ajalooliselt pidanud igast asjadega toime tulema ja kui sa oled mees ja kui sa praegu kuulad seda, siis teab mis, kui su naine oleks nagu olnud, kui su ema oleks olnud kas või grammi võrra nõrgem, siis sind ei oleks täna siin. Ja võib-olla kui su naine oleks olnud grammi võrra nõrgem, siis kes teab, mis siis oleks saanud. Lihtsalt ja ma arvan, et Eesti mees ei ole ka nõrk. Ma arvan, et Eesti mees on lihtsalt saanud kaasa nii palju valu ja nii akuutse valukeha, et see valuga tegelemine on võtnud Eesti mehelt väga-väga palju jõudu, väga palju energiat, väga palju sihukest nagu valu kannatamine. No seesama hambavalu on ju, kujutad ette, et kui sa nüüd elad terve elu niimoodi, et sul hammas kogu aeg natuke valutab.
mine siis nüüd ehita midagi üles, ole siis nagu optimistlik, elurõõmus, mine siis tee nüüd ära midagi. Ole olemas oma laste, naise jaoks, on ju. Ma arvan, et teatud mõttes väga paljud Eesti mehed on nagu kuidagi endale arusaamatul moel saanud juba lapsepõlvest kaasa selle hambavalu ja nad on püüdnud kuidagi seda tuimestada, seda eitada, sellega elama õppida, sellega leppida, et noh, nii ongi, on ju. Ja kui sa oled üks nendest meestest, siis nagu come on, ka selline pikaajaline valutaluvus tegelikult on ühel või teisel moel kasvatanud sinus jõudu. Et ma tegelikult, mina ise usun, isegi kui sa praegu seda ei tunne, siis ma arvan, et tegelikult väga paljud Eesti mehed on emotsionaalselt väga palju tugevamad, väga palju toekamad, väga palju tasakaalukamad, väga palju visamad, kui nad arugi oskavad saada. Lihtsalt noh, seda münti tuleb vaadata natuke teise poole pealt ja ma arvan, et väga paljud Eesti naised on just sellise ellujäämise ja mateeria koha pealt väga palju tugevamad, kui nad ka aru saavad. Et lihtsalt küsimus on loos. Et me oleme, selle looga tuleb kaasa ka kingitusi, ma lihtsalt tahan seda öelda. Ja kui mitte olla enam kinni selles loos ja enda rollis ja mitte kõiki igale poole rollidesse paigutada ja mitte näha maailma läbi sellesama filtri, siis on võimalik jõuda selle kingituseni ja sealt võib saada alguse sinu jaoks ka, sinu pere, sinu paarisuhte jaoks alguse täiesti uus lugu. Ehk siis loodan, et miski, mida ma suga jagasin, võib-olla jäi kõlama, võib-olla natuke paneb sind asju ümber hindama ja asju teise nurga alt vaatama.